Tere õhtust! Kuna kell sai 5, siis hakkame pihta. Kõikide aeg on, ma ei taha öelda seda sõna, aeg on aeg. Kuna meil siia ette sattus esimene esitlus Tanel Soa ehk siis meretehnika esitlus, siis alustame äkki sellest. Jah, tere siis ka minu poolt, et minu nimi on Tanel. Tulen sellisest ettevõttest, merendusega tegelevast ettevõttest nagu LTH Baas. Et LTH Baas on selline ettevõte, kes nagu ehitab uusi laevasid, põhiliselt Euroopas, Prantsusmaal, Saksamaal, vahel ka oleme Soomes ehitanud, Turkus näiteks, Helsingis, Raumas. Ja teine trend on, et me hästi palju laevasid nagu ehitame ümber. Et kõik laevad, mis maailmameredel seilavad, et kõik laevad, mis on kunagi ehitatud, tegelikult nagu see mõnes mõttes nagu Rooma linn, et ega nad kunagi ei saa valmis, et alati tuleb erinevaid uusi reegleid, reeglid kas turvalisuse suhtes või kas siis ütleme, et laevasid on vaja rohelisemaks teha, sellest tulenevad reeglid ja siis need laevasid on tõesti vaja alati nagu ümber ehitada. Et sellest tulenevalt siis me teeme hästi palju projekte üle maailma, kui laevad on kas siis kuskil maailmas eri kohtades kuivdokkides või siis nagu ka neid laevasid ehitame ümber, kui need laevad lihtsalt sõidavad kuskil merel, et teeme siis kõike, nagu inglise keeles öeldakse in operation. Et kui nagu merendusest üleüldse rääkida ja rääkida siis ütleme tulevikutrendidest, siis tegelikult kõikide nende tulevikutrendide, kus me ütleme siis kasvumootor või siukese trigger, nagu inglise keeles öeldakse, on tegelikult innovatsioon. See juhib kogu seda protsessi. Et tulevad kasutusele uued tehnoloogiad, et mõneti seda innovatsiooni või tegelikult võib võrrelda nagu suurte hoovustega maailma meredel, et on suured hoovused, mis erinevatele majandustele üle maailma siis loovad nagu erinevaid võimalusi. Näitena võime tuua siin näiteks rohepööre, mis on nagu selline hästi suur hoovus. Aga selles hoovusega loomulikult tulevad kaasa ka lained, mis on siis hoovustest väiksemad. Ja need lained nagu siis tegelikult kaudselt puudutavad ka siis ju otseselt ka meid siin Eestis, et meil ei ole suuri hoovuseid, aga on lained ja nende lainetega paratamatult saame ka meie pihta. Et kui üldse nagu siis nendest lainetest rääkida, siis tegelikult nagu lähiajaloost saab tuua välja 6 sükest põhilist lainet, et need lained tegelikult ka nimetatakse nagu Kondratjevi laineteks, et esimene laine oli siis, kui võeti, põhimõtteliselt on nagu seotud siis tööstusrevolutsiooniga. Et esimeseks laineks võib lugeda seda, kui võeti kasutusele auruturbiin, teiseks tuli siis raudtee, kolmandaks toimus elektrifitseerimine, härra Edison leiutas hõõglambi, sealt edasi tuli autotööstus, hakati ehitama autosid, väga suur majanduslik puust sellest tuli ka sakslastele, et tänapäevani tegelikult ju sakslased on tuntud sellega, et neil on suur väga tugev autotööstus. Sellest edasi tuli siis IT valdkond ja nüüd tänasel päeval tegelikult me olemegi nagu sisenenud 6. siis ütleme sinna lainesse, et mis see täpselt see laine on, tegelikult ütleme suures pildis see on kõik seotud selle rohepöördega, keskkonnaga, et kõike seda keskkonna, kus me siin elame, siis teha nagu rohelisemaks, et meil kõigil oleks siin parem elada ja siis ka, et kliimamuutused maailmas oleksid väiksemad. Aga kui me nendest lainetest nagu räägime, siis nagu siin oligi näide toodud, et kas oli 3. laine või see 4. laine autotööstus, et siin nagu Euroopa oli väga tugev, eelkõige siis Saksa ja ka mõnes mõttes ka Prantsuse autotööstusega, et meie majandus hästi arenes, paljud inimesed sai tööd, Euroopa muutus jõukamaks, aga samas tegelikult teistpidi võttes me kõik jäime magama selles laines, et muu maailm liikus edasi, ka nagu need hoovused, need ikkagi tegelikult nagu ajapikku muutuvad, nende hoovuste suund, et siis ka erinevad trendid maailmas muutuvad. Ja kui me näiteks vaatame siit näitena siit slaidi pealt 50 kõige suuremat börsiettevõtet Euroopast versus 500 kõige suuremat USA ettevõtet, siis tegelikult me näeme, et sisuliselt ikkagi Euroopa praktiliselt on jäänud nagu seisma. Aga mis toimub Ameerikas? Ameerika ikkagi need suuremad ettevõtted liiguvad edasi. Nad liiguvad selle tõttu edasi, et see innovatsioonilaine, mis on järgmine, nemad on selle laine harjal, aga meie oleme endiselt veel kuskil magame teises selles
selle laineharjal või kuskil, tegelikult võib isegi öelda võib-olla laine põhjal juba. Toome näiteks seda autotööstust, et me kõik teame, et väga palju Hiina autosid tuleb ka Euroopa turul, igal pool maailma vallutavad ja tegelikult sakslased, nagu mis ka Saksa majandus täna on sellises olukorras, nagu ta on, nad ei suuda nagu lihtsalt adapteeruda selles olukorras. Kuigi neil on väga suurem ja pikaajalisemad autotööstuse, nende autode ehituste traditsioonid. Et kui me nüüd vaatame täpsemalt, siis mis siis toimub just merendusest, et millest mina siis siin räägin, on see, et kui me sellest graafikult vaatame, siis tegelikult me samamoodi näeme, et circa 100 aastat tagasi Euroopas oli väga tugev laevade ehitus. Kui me eelkõige räägime siis merchant ships ehk siis nagu kaubalaevadest. Et just, et siin väga tugev oli Inglismaa ja samamoodi Euroopas erinevates kohtades ehitati nagu laevasid. Loomulikult siis tuli teine maailmasõda, seega Euroopas ei olnudki lihtsalt puht füüsiliselt võimalik ilma sinna tehasesse pommi saamata laevasid ehitada väga. Et siis Euroopa tegelikult nagu marginaliseeruski seal turul, et USA oma sõjavalaevadega, Liberty klassi laevadega väga tugevalt tuli pilti, aga peale siis teist maailmasõda tegelikult me samamoodi näeme, et tegelikult ikkagi see Euroopa nagu ei saanud nagu sinna nende uute trendidega, mis siis nagu peale sõda tulid, et tulid kruiisilaevad, tulid erinevad teist tüüpi kaubalaevad, tulid teraseajastu, erinevad alumiiniumid, muud komposiitmaterjalid siin hiljaaegu. Et siin tegelikult nagu näeme siin selles graafikult, et Euroopas tegelikult midagi väga enam teha ei ole. Et suurelt on mängu tulnud nagu Jaapan ja Lõuna-Korea, et nendes riikides nagu hästi palju ehitatakse LNG-d siis transportivaid laevasid ja ka konteinerlaevasid ehitatakse nendes riikides. Et see on ka tegelikult väga tugev nagu ülikoolide tugi juures, et erinevaid materjale uuritakse, et sellised nagu neid LNG-d kui veetakse, siis ka seal on väga madalad temperatuurid, spetsiifilisi terased on vaja, nende teraste paksuseid on nagu vähendada, et siis kui sa kasutad vähem terast, siis sa suudad ka seda laeva nagu odavamalt teha, et kui sa ei tea, mida sa teed, siis sa pead rohkem terast kasutama, aga see kõik on kallim, et kogu selle, ütleme siis tööstus koos teadusega on suutnud nende tööstuses nagu käima panna, et see teadustöö on seda kindlasti nagu kaasa aidanud sinna. Ja selle tõttu ongi need riigid suutnud, ütleme siis selle Euroopa osa nagu endale võtta. Kui me vaatame siis täpselt, et nagu suuremalt seda pilti, et kus siis mis laevasid ehitatakse, siis tegelikult näemegi, et tänasel päeval, kuigi ütleme kruiisilaevasid siis, kus ongi nagu ütleme palju reisijaid ja laevased kuni 10 000 inimest siin suurematel laevadel, mis on viimastel aastatel ehitatud, kus on väga suured riskid, näiteks midagi võib põlema minna, inimesed võivad surma saada. 10 000 inimest nagu ütleme nii-öelda seilav maja on mere peal, et siis paljud, et kui te teiegi lähete sinna laeva peale, siis võib-olla mõtlete 2 korda, et kas tahate minna kuskil Liinas ehitatud laeva peale või ikkagi parem meelega lähete nagu Euroopas ehitatud laeva peale. Et see on ka see põhjus tegelikult, miks nagu tänasel päeval veel see kruiisilaeva ehitus nagu on Euroopas. Kuigi Hiina on siin tegelikult väga tugevalt mängu tulnud, et nad ka õpivad meid, et kui öeldakse, et mingi hetk nagu öeldi, et tõesti, et oligi teada, et Euroopa on selles esirinnas, siis tegelikult täna see päris enam niimoodi ei ole. Ja teine, nagu ma siin mainisin, on siis Lõuna-Koread, kus palju laevasid ehitatakse, aga nemad nagu põhiliselt ehitavadki just neid LNG kärjereid ja selliseid teisi vähe spetsiifilisemaid kaubalaevasid koos Jaapaniga. Aga kõik need teised riigid, siin nagu graafikult näeme, et Taiwanid, Vietnamid, Rumeenialad, et seal samamoodi ehitatakse laevasid, aga tegelikult seal nagu väga palju nendes riikides tehakse niimoodi, et see laevakorpus ehitatakse valmis, et mingisuguse kruiisilaeva oma, mis siis tõmmatakse kuskile kas Norra või Saksamaale, kus iganes, kus siis nagu lõpppiimitatakse, tehakse nagu interjöör ja sellised spetsiifilisemad tehnoloogiad nagu sinna paigaldatakse. Et selline odav töö nii-öelda tehakse nendes nii-öelda siis arenguriikides või vaesemates riikides valmis ja siis on know-how'd vaja, spetsiifilisi teadmisi, automaatikast väga palju teadmisi, siis need tehakse siin Euroopas. Ja siin graafikult me tegelikult näemegi, et ega me tegelikult ei suudagi võistelda nende riikidega, kus on odav tööjõud. Tänasel päeval enam, sest Euroopas on see tööjõud nii kalliks läinud. Ainuke asi, kuidas me suudame neid laevasid ehitada, ongi sellest tulenevalt, nagu ma selgitasin, kui on vaja suurt oskusteavet. Et see ainuke asi tegelikult ongi põhjus, miks Euroopas veel laevaehitus on. Ja nüüd, kui me siit näiteks tõstatame ka küsimus, et kui me tahame Eestis laevasid ehitada, siis
missuguseid laevasid ja kas me laevasid üldse suudame Eestis ehitada, siis tegelikult siit tulebki vastus, et me suudame seda teha, aga me suudame teha ainult väga spetsiifilisi laevasid. Et sihukest odavat mass tootmist, ühe lauaga löödud laeva, tegelikult me ei suudagi siin üldse Euroopas teha ja ka siin Eestis teha. Et kui me vaatame üldse, kuidas siis nagu need just kruiisilaevad on nagu siis 70-ndast alates, et 70-ndal oli sihuke suur plahvatus maailmas, kõik, see sai alguse nagu USA-st, kus kõik nagu inimesed tahtsid oma puhkust hakata siis merel veetma, et siis nagu selle laevaga erinevaid riike külastada puhkuse käigus, et siis kruiisiturism hakkas nagu 70-ndatel kõvasti arenema. Tegelikult ka üks sellele sihuke nagu propagandaüritus või siukene asi oli tegelikult sihuke seriaal, kunagi oli võib-olla vanemad inimesed siin mäletavad nagu Love Boat. Et see seriaal ka tegelikult oligi tehtud selleks, et kogu seda tööstust ja kogu seda industrit nagu tagalt tõugata. Ja tegelikult see ka töötas. Ja tänasel päeval siis väiksematest laevadest 18 000 kross-tonnits oleme jõudnud tänapäeva, kus kruiisilaevad võivad olla seal kuskil isegi juba 250 000 kross-tonnits. Et see suurus tegelikult üle 10 korra on need laevad suuremaks läinud. Ja loomulikult ega neid laevasid ka päris, et see kõik on läbi innovatsiooni toimunud. Et ei ole lihtsalt, see ei ole nagu nii elementaarne, et ma lihtsalt võtan laeva ja ehitan ta 10 meetrit või siis ma ei tea, 50 meetrit pikemaks. Et seal on väga palju erinevaid inseneriteadmisi tegelikult ikkagi vaja kasvatada ja kasutada. Ja tegelikult kui siuksed nagu väga innovaatilisi laevasid ongi, et just seda laeva väga suuremaks või laiemaks või kõrgemaks ehitada, siis siin lähiringkonnas on Turu laevatehas, on tegelikult see innovatsiooni inkubaator. Et kõik siuksed väga-väga innovaatilised laevad, viimased, ma ütleks, 20 aastat on kõik tehtud Turus, et tegelikult keegi teine nagu sinna üldse ei saagi pildile. Aga nagu elus ikka, et sa teed midagi väga siukest uudset valmis, aga paraku konkurendid hakkavad kopeerima ja tegelikult ka Turu selle tehasel on ka väga suured probleemid selles mõttes selle teemaga, et nemad teevadki selle esimese pilootlaeva ja saavad kui teise laeva, aga 3., 4. laev juba tuleb kuskilt teisest tehasest. Ja tegelikult uus ehitus on väga karm äri üleüldse, sest et esimese laeva, kui sa ehitad, siis tegelikult selle sa maksad peale. Teise laevaga sa saad nulli ja 3., 4. laev sa saad tellida ennast kasumit. Ja kasumi marginaal kusjuures on kuskil 1-2%. Et ütleme, üks maailma suurim kruiisilaev võib maksta seal kuskil 2 miljardit tänasel päeval, siis mõelge, kui te selle hinnas olete natukene midagi valesti arvutanud ja teie marginaal on ainult 1-2%. Ja näiteks, kui te panete 5% puusse, siis mõelge, mis summatega te puusse panete. Et see on tegelikult väga-väga-väga karm äri. Aga kui me räägime üldse nagu siis kruiisi turismindusest ja nendest trendidest, siis nagu ma ütlesingi, et 70-ndatel oli siuke plahvatuslik kruiisiturismi algus, aga loomulikult need inimesed, kes siis nagu hakkasid kruiisima, need on nagu, nad hakkasid kruiisima, see oli erinevas vanuses, aga ütleme kogu see generatsioon, kes siis tol ajal oli see B ja X generatsioon, nemad on tänaseks päevaks loomulikult, mõned on võib-olla ära ka surnud, aga nad on nagu kõrges eas, et 65, 75 ja mis iganes. Ja tegelikult need trendid, mis neid kõnetasid seal laeva peal, on nagu näiteks, nagu me oleme välja tulnud, et nagu staatus, siuksed vanasti meeldib siuksed filme nagu vaadata, nagu vaata kuskil Ameerika filmides vanasti olid siuksed autokinod olid kuskil, et vaatasid seal parklas siuke ideoloogilised küsimused, siuke luksus kui selline, aga tegelikult nooremad generatsiooni need asjad enam ei kõneta. Et nooremad otsivad just siukest nagu, kas ma ütlen, nagu midagi unikaalselt. Ja just nagu siukest, nagu nad tahavad midagi tunda, kui nad sinna laeva peal lähevad. Mitte see, et järgmised sõidan laevaga lihtsalt järgmisse sadamasse, siis seal vaatame, aga laeva peal nad tahavad midagi teha. Et see on ka tegelikult see põhjus, et miks näiteks lisatakse siukseid, isegi osade laevade peal on olemas tegelikult nagu see rollercoaster, ehk siis eesti keeles on see lõbustuspark. Ja siis erinevad muud atraktsioonid seal. Kui üldse rääkida nagu, et kuhu see turism saab nagu edasi areneda, kruiisiturism, siis tegelikult väga suurt tõusu, et kõige suurem, ütleme, kruiisindus toimub ikkagi siis Kariibi meres tegelikult. Ja siis sellest, ütleme, kruiisi pealinnaks nimetatakse Miamit. Et tänasel päeval ka Galveston ja Port Canaveral, need tõusevad väga palju, aga ma arvan ikkagi siin lähima 10-15 aasta jooksul tõenäoliselt seda Miami kruiisi pealinnana keegi üle ei löö. Euroopas siis loomulikult suvehooaeg hästi palju laevad käivad ja kolmas koht tegelikult ongi
siis Aasia käes. Loomulikult selle Covidiga kõik jäi seisma, aga tänasel päeval see ikkagi uuesti taastub ja kui need piirid siin lõplikult lahti lähevad, sõjaprobleemid ja kõik muud asjad lahenevad, siis tegelikult ikkagi see Aasia tuleb uuesti tugevalt pilti ja mingil hetkel arvatakse, et see Aasia isegi, kuna rahvaarv on lihtsalt nii suur, et Indiad ja Hiinad, siis võib-olla isegi Euroopast läheb ta kindlasti lähiaastatel mööda, aga suure tõenäosusega isegi võib-olla jõuab Ameerikale järgi. Ja teine niisugune hästi suur trend merenduses, just kui me räägime kruiisilaevandusest, on see, et nagu ma ütlesingi, et see noorem generatsioon ootavad midagi väga unikaalselt. Ja see on ka see põhjus tegelikult, miks väga paljud niisugused just väiksemad kruiisilaevad lähevad Antarktikasse, Antarktika kruiisidele. Aga loomulikult, et kui sa tahad laevaga minna Antarktikasse, siis see laeva, ütleme siis jalajälg, peaks olema midagi muud, kui see laev sõidab siin kuskil Euroopas või Ameerikas, kuskil Kariibi merel. Et need, ütleme siis, kõik need heited, mis laevast, heitgaasidest välja tulevad või pilsiveed või ballastiveed, mis need laevad sinna siis saavad jätta, sinna Antarktikasse, väga eksootilistesse või kas siin ütleme siin põhjasadamatesse. Need on tunduvalt väiksemad ja sisuliselt olematud, et see laev peabki olema nagu siin nii-öelda, mõnes mõttes zero emission, kui ta sinna läheb. Et see on ka tegelikult niisugune, ongi väga suur trend merenduses, palju laevu läheb sinna, aga selle tõttu on ka vaja kõiki need laevasid väga palju rohelisemaks ehitada. Ja nagu ma siin ka ühe näite tõin, siis tegelikult ma nagu võib-olla küsiks teie käest, et kui te seda pilti siin vaatate, et üks on pilt niisugune kuskil, ma arvan, et mis on siis I-95 kuskil USA-s või kus iganes, hästi palju autosid seisab ummikus ja teine pilt on tehtud kruiisilaevalt, kus siis reisija naudib niisugust surfamist nii-öelda flowrideri peal. Aga mis te arvate, mis selle mõlemal pildil nagu ühist on? Kas keegi tahab vastata? Kõik lähevad kruiisile. Päris nii ei ole. No võib-olla mõni sealt ummikust kindlasti läheb, aga tegelikult kui te näiteks oledki, et ütleme, seisate seal siis selle surfaja kõrval versus selle ummiku kõrval, siis tegelikult heitgaasid, mida te sisse hingate, on täpselt samad. Mis tähendab siis tegelikult seda, et see laevast, ütleme suuremad kruiisilaevad, seal kuni 60 megavatti võib-olla, et need heited, mis tegelikult ikkagi sealt, kui me need korstendest näeme seal, mis välja tulevad, tegelikult need on üüratud kogused ja tegelikult seal üleval nii-öelda siis selle päikesetekil või siis sandtekil tegelikult ei ole üldse tervislik olla. Et kui me siis neid heited täpsemalt vaatame, näiteks võtame ühe keskmise kruiisilaeva, et kuskil seal mingisugune ütleme ala 30 meetrit või tähendab 300 meetrit pikk, kuskil seal ütleme 4000 inimest tuleb sinna siis sadamasse selle laevaga, 4000 inimest kuskil laeva peal, siis tegelikult me näeme, et see laev, kui ta siin näiteks siia kuskil kruiisiterminasse Tallinnassegi tuleb, siis tegelikult kui see üks laev siia sadamasse tuleb, see on sisuliselt sama, et ta toob endaga kaasa 35 000 autot Tallinna kesklinna. See on, ütleme siis, kui me võtame just neid NOx emissiooni ühendeid ja kui me võtame particle matter, ehk siis must karbon, ehk siis tahmaosakesed, siis see tegelikult tähendab nagu, et 70 000 autot toodaks Tallinna kesklinna juurde. Et et kui te ma ei tea, et kui te seda kruiisilaeva võib-olla vaatate, et teinekord sinna sadamasse tuleb, et siis võib-olla natuke teise pilguga vaatate, et loomulikult kõik need vanalinna ärid on väga õnnelikud, et need inimesed tulevad, aga võib-olla inimene, kes kuskil reidid idee promenaadil naudib ilusat merevaadet ja värskes õhus mõtleb, et hästi teeb tervisekõndi, siis võib-olla päris nii see ei ole. Nüüd, kui me näiteks mõtleme niimoodi, et aga mida see siis nagu, ütleme siis nagu teistpidi tähendab, et kui ongi, ütleme, üks kruiisiturist on seal laeva peal on ju siis tegelikult ütleme, nagu ma ütlesingi, et see, kui see on 4-5 000 suurematel laevadel, loomulikult need reisijate arvud on suuremad, aga ütleme, et keskmiselt, kui nagu see laev siia tuleb, siis keskmise kruiisilaeva puhul see üks inimene, kes seal siis pardal on, nagu see kruiisiturism, siis tegelikult üks inimene toob siia, siin oli toodud, jah, siin on kirjas, et toob nagu 24 laeva, 24 autot siia, see on nagu ühe inimese kohta, et mida suurem laev, seda rohkem toob, et siit saate nagu teisenduse teha, et kui kuskil ongi mingi uudis, et nüüd saabus laev sadamasse, 4000 kruiisituristi tuli, siis korrutage see 24-ga läbi, saate teada, mitu autot nad siis kesklinna tõid, et siit saab nagu täpsema arvutuse teha. Ja tegelikult ka seda, ütleme siis need linnaisad, meerid on tegelikult tänaseks päevaks aru saanud sellest, et tegelikult ongi väga suur probleem. Ja siis ka seda saastet tegelikult on erinevates Euroopa sadamates juba uuritud, et siin on üks pilt Barcelona kruiisisadamast. Et kui te seda, ütleme, see on nagu see linn ja siis see sadama piirkond, et kui te seda, ütleme, siis saastekaarti vaatate, siis näete, et üks punased alad on seal A ja B.
ja tegelikult kui siis nagu hakata uurima nii-öelda siis aerovaatadelt või ütleme siis asustuse poolt, et mis seal siis asub, et kus see kõige suurem saaste on, siis nagu selle pildilt ongi näha, seal asubki see kruiisisadam. Et mõnes mõttes võib-olla täiesti uskumatu, aga nii see on. Aga loomulikult kõik see ka siis meile kõigile ju ei meeldi ja see on ka tegelikult põhjus, miks on maailmas siis väga palju erinevaid just nooremad generatsioonid nii-öelda siis ka selle vastu mässavad, et see on ka üks põhjus näiteks, miks tegelikult kruiisilaevad enam ei lähe Veneetsia sadamatesse. Et ja tegelikult laeva omanikud tänaseks päevaks on siis ka aru saanud, et nad ikkagi ei saa nagu niimoodi laevadega linnadesse minna, kui need laevad nagu saastavad, et üks on see, et Antarktikasse niikuinii ei saa minna, seal on regulatsioonid, aga tegelikult ka tänasel päeval väga hästi ei saa minna lihtsalt tavalise sadamatesse. Et mis siis alternatiivid on? Tegelikult alternatiivid ongi ja mis siis ongi see innovatsioon nii-öelda merenduses, mis meil siin lähiaastates hakkab aset leidma ja mis need trendid ongi see, et need laevad tuleb ehitada roheliseks. Et üks viis selleks on võtta kasutusele siis alternatiivkütused, et selleks nagu mis on nagu kaardistatud ja mis nagu mõnes mõttes on nagu ka võimalik teha, on siis metanooli kasutama hakata, erinevaid biofuule, LNG-d, et ka nagu Tallink on siin uued laevad ehindanud LNG-le ja ka siis tegelikult vesinik. Aga siin all paremas nurgas tegelikult on toodud üks tabel, et kui te siit vaatate, et küsimus on selles, et tegelikult lõpus, et kus sa selle kütuse nagu sinna paned laeva peale, et kui sul on olemasolev laev, ega sa neid mahuteid ju tegelikult suuremaks ei tee. Et selles mõttes, et kui on nagu laev kasutab raskekütteõlit, siis võtame selleks ühikuks nagu tangi suuruseks, kui me teile laeva ehitame ümber LNG-ks, siis tegelikult meil on sisuliselt 2 korda rohkem tankimise mahtu vaja, ehk siis suuremaid tanke. Metanooli puhul on see kordaja 2,6 ja vesiniku puhul 4,6, et siit tegelikult ongi vastus küsimusele, et tegelikult see vesinik ei olegi lahendus merenduses, et lihtsalt puhtfüüsiliselt ei ole võimalik 5 korda suuremaid tanke nii uuemate laevade peale ehitada ega ka neid laevasid ümber ehitada. Ja teine, kuidas siis seda kõike saab siis laeva teha nii-öelda rohelisemaks. See on niisugune nagu vaheetapp tegelikult, et lõpus ongi, et sa pead mingid alternatiivkütuse kasutusele tõenäoliselt võtma. Aga et vahepeal seda siis nii-öelda sinna maale ka siis nagu elada ja seda laeva rohelisemaks teha, kuni seda laeva siis hakkab uut kütust kasutama, on tegelikult see laev nagu suur energiatarbija. Et lihtsalt selle laeva tuleb siis kuidagi nagu teha energiatarbimise mõistes rohelisemaks. Et laeval tegelikult hästi palju on niisugust waste heat'i ehk siis nagu niisugust jääksoojust, mida laeva ära kasutada. See on ka niisugune teine trend, mida siis tänapäeval hästi palju uuritakse ja kuidas need laevasid ümber ehitatakse. Ja ma arvan, minu aeg ongi läbi, et siit siis kõik, et kui kellelgi mingeid küsimusi on, siis võite kohe küsida. Jah, palun. Jah, elektrifitseerimine on üks teine suur trend. Ehk tegelikult nagu niimoodi, et kui näiteks laev tuleb siia sadamasse, et sadamas ei saastaks, siis lihtsalt ühendatakse kaabliga, lihtsalt kasutatakse seda elektrit, nii-öelda kaldaelektrit. Ja pluss siis loomulikult samal ajal ka saab need patareisid nagu laadida, aga kruiisilaevadel, kus on meeletu energiatarbimine, see ei ole lihtsalt nagu niisugune lahendus. Aga lahendus ongi see, et siis sadama probleemid lahendatakse sellega, et lihtsalt ühendatakse kaldaelektri järgi. Näiteks panna 10 megavatine akupank laeva peale. Kruiisilaev keskelt tuleb 50-60 megavatti. Et 10 megavatti panna, siis selleks on vaja kuskil niisugust, ütleme siis jalajälg nii-öelda, 4 meetrit kõrgust on ju, ja see jalajälg siis, kus need akud kõik mahutada, transformerid ja konverterid, võiks olla niisugune, ütleme, 20 korda 30 võib olla. Et päris suur, et niisugune ala tegelikult võetakse ära. Aga see 10 megavatti tegelikult, kui laev näiteks manööverdab, kasutab need vööripõtkurid asju, ega see suuliselt, ütleme, laev kai äärest läheb mere peale, see 10 megavatti ongi läbi. Siis on vaja seda kuskil laadida, sadamasse kohe laadima ei tule, siis pead mere peal uuesti laadima, et selles mõttes, aga ikka jälle kulutad kütust. Et see on jah niisugune vähe, et see ei ole lahendus, ütleme päeva lõpuks. Nii, palun. Et kui palju rääksite vahepeal innovatsioonist? Kui palju Eestis seda innovatsiooni on, et ma saan aru, LTH baas siis ka ehitab neid kruisikaid ümber, et teisest olen arvestanud, et ka seal
Saaremaal toimub, ütleme Eesti laevaehituse ja merenduses väikene renessanss, küll Baltic Workboats ja mingeid purjekaid ja asju seal ehitavad, et palju te, ütleme, sellel alal perspektiivi Eestis näete, ei näe? Jah, et seal Saaremaal tõesti see Workboats ehitab selliseid väiksemaid laevu või ka selliseid paate, patrullpaate. Et ma arvan, et selles alas nad on kindlasti maailmas täiesti pildis ja väga tugevad. Ja samamoodi, nagu mina olen aru saanud, et nad samamoodi neid väiksemaid alused siis nagu elektrifitseerivad, need teadmised on olemas, need oskused, kuidas neid ehitada. Et ma arvan, neil lähiaastatel kindlasti tööst puudus ei tule. Aga nagu mis puutub siis küsimus, et meil suuremad ettevõtted siis Eestis, kes laevasid ümber ehitavad, mis nende innovatsioon on, siis nagu meie, see ettevõte, kus mina olen LTH baas, meil on selline, Euroopas on innovatsioonifond EU poolt rahastatud nagu Horizon, et selle raames koos ülikoolidega, ühe ülikooli, Napoli ülikooli ja siis ühe Rootsi siis seadmetarnijaga meil on ühisprojekt, kus me tegelikult uurimegi seda laevade efektiivsuse teemat, et kuidas nagu laevasid efektiivsemaks ehitada, olemasolevaid laevasid. Et selle, kui ma õigesti mäletan, selle eesmärk oli võetud selle programmil, mis oli 3-aastane programm, et kuskil kruiisilaevi 14% energia tõhusamaks ehitada. Ja tegelikult tänasel päeval me seda laevale, siis ütleme see, mis me tegime, uurimise tegime, ja nüüd see tegelikult ongi lõppfaasis, et me seda tehnoloogiat sinna laeva integreerime, et see laev on täna maailma üks suurimaid kruiisilaevasid on Kadiisis ja Kuidokis ja sinna tegelikult neid seadmeid nagu selle programmi raames paigaldamegi. Et eks me nüüd näeme siis, et palju me selle laeva rohelisemaks või energiatõhusamaks teeme. Ja teine, mis mina olen kuulnud, et Eesti ettevõtted veel teevad siin innovatsiooni, olen kuulnud, et SRC just selle metanooli projektidega tegeleb, et nad ehitavad sinna seda SPS-i sükest materjali tegid, et kui metanooli tank ehitada, siis metanooli tangi ümber tuleb kohverdami ehitada. Ja kui sa kohverdami ehitad, siis täiendavalt veel kaotad ruumi, et see ongi see, et seda metanooli tegelikult ei saa väga hästi kasutusele võtta, et SPS tehnoloogia, mida siis SRC siin arendab ja arendas, et nemad proovisid neid probleeme lahendada, et ma ei tea, kui edukad nad sellest täpselt on, et palju juttu oli sellest, aga ma ei ole vähemalt täna hetkel veel kuulnud, et seda kuskil oleks kasvatatud, et võib-olla samamoodi nad siis arendavad seda veel edasi. Need on nagu suuremad asjad, mida ma olen kuulnud, mis Eesti ettevõtted teevad. Ja tegelikult LTH baas tegi ühe projekti, ka siin maailma suurimale kruiisilaeva omanikule oli see, et oli väga suured stabiilsuse probleemid ja sinna me tegelikult nagu nullist lõime sellised seadmed nagu downfloading catch'id, ehk siis nagu põhimõtteliselt laeva tanktopi peale sellised nagu automaatselt avanevad ja kinni minevad luugid paigaldasime. Et kui siis näiteks kas laev kuskile kari otsa sõidab ja on külgvigastus, et siis saab seda vett seal igatepidi liigutada, et kas sinna topeltpõhja või siis topeltpõhjast välja masinaruumi, et siuke asi oli. Aga see me tegime kusjuures kõik Eestis, et me sellele seadmele kõik need seadmed testisime siin Eestis koos DNV-ga ja automaatika tegelikult tegime Eestis, et see nagu kõik oli automaatne, et kui mingisugune õnnetus nii-öelda siis merel juhtus, siis tegelikult ega seal ka kapten või siis peamehaanik midagi tegema ei pidanud, et see süsteem automaatselt kõik tegi tegelikult nagu ära, et see siuke väga innovaatiline projekt mõnes mõttes oli. Ja, aitäh, tere kõigile. Mina olen Reigo, suur rõõm on siin täna olla. Ja mina olen Reigo, elektroenergeetika magister ja täna Eleringi juhatuse liige varahalduse vastutusvaldkonnas. Ja millest ma teile täna räägiksin umbes 5 minutit sellest, milline minu lugu, mis peaks siis peegeldama sellist ühte võimalikku paljudest teedest, mida elektroenergeetika magistriga on võimalik siis teha, mis valdkonnas töötada ja milliseid asju siis päriselt ära teha. Siis räägin teile 4 minutit sellest orienteeruvalt, mis ootab energeetikasektorit minu hinnangul siin lähiaastatel ees ja kus me täna oleme. Ja 3 minutit sellest, kas ja kui siis miks ikkagi minna elektroenergeetikat magistrisse õppima. Slaide mul täna pole, vabandan, aga ehk seda rohkem jääb aega keskenduda minu jutule, mitte sellele, mis on paberi peale kirja pandud. Nii, aga minnes siis liikuma, et nagu mainisin, mina Reigo, pärit Juurust Raplamaalt, Kesk-Eestis kohalikus gümnaasiumis käinud, sealt edasi liikunud Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetikat õppima, aasta oli siis 2010. Aastal 2012 see sama loeng auditoorium mul väga hästi meelde jäänud, et juhtus üks minu piinlikumaid seikasid, mis mul ülikooli ajal juhtunud on, mida ma julgen siin ka tunnistada, et umbes 4 rida siit lineaaralgebra loeng, kell oli kuskil 17.00, viimane loeng, uni tuli silma, jäin magama.
õppejõud pani tähele, äratas üles, elu läks edasi. Et ka selliseid seikasid on elust meelde jäänud, aga need seigad on need, mis teevad tegelikult sellise tagasivaate Tehnikaülikoolile väga niisuguseks ägedaks ja meeleolukaks nii insener-tehnilise poole poolt, aga lisaks sellele ka kõik see kogukondlikkus, mis ülikooli perel ja ülikooli õpilastel, tudengitel seal kaasas käib. See selleks. Elektroenergeetika 2010 alustasin, 2013 lõpetasin. Olin sellise valiku ees, et 2013 lõpetasin elektroenergeetika bakalaureuse. Eesmärk oli nominaalaeg lõpetada, lõpetasin ka. Aga muuhulgas osalesin ka Rakett 69 telesaates, selle õnnestus ka seal edukalt olla ja kõige selle tuules oli ka töökoht koheselt tegelikult tagatud. Tollal siis Elektrilevis, ehk siis läksingi Elektrilevis tööle. Mõtlesin, et mis seal ikka, et ootaks aasta, elaks sisse, saab hakata iseseisvalt raha teenima, jumalast äge, elaks sisse aasta, vaataks, mõtleks, kohe magistrisse veel ei torma. Küllap tulevikus tekib rohkem aega, kui olen juba sisse elanud ja harjunud tööise keskkonnaga. Aasta oli siis 2013, 2014, 2015. Ühest aastast sai 2, kahest sai 2,5. Otsustasin, et kas nüüd või mitte kunagi, sest sain aru, et ega aega rohkem juurde ei tekkinud tööalaselt. Et pigem just sellise tööalase kompetentsi kasvuga tekkis uusi põnevaid ülesannet, uusi põnevaid väljakutset, uusi põnevaid karjäärivõimalusi. Siis tegin otsuse ära, et lähen ikkagi magistrisse, kas nüüd või mitte kunagi. Alustasin seda magistriteed 2015. Võidukalt lõpetasin 2-aastase magistriprogrammi 2020 aastal ja jumal tänatud, et lõpetasin sellepärast, et muidu võib-olla oleks üldsegi lõpetamata jäänud, pean tunnistama. Ja kui siit nüüd tagasi peeglisse vaadata, siis tõepoolest, et see esmase töökoha saamine elektroenergeetikas bakalaureuse baasil on väga kerge. Ma arvan, et tänase päevani on kerge, ma tunnetan, oli ka tollal kerge ja hästi ahvatlev. Ja sealt edasi karjääri tegemine samuti mingi teatud astmeni on väga ahvatlev, aga paratamatult elektriinseneriks kasvamisel see magistriõpingute tee ettevõtmine annab täiendavalt väga tugevat ja head kompetentsi ning praktilist sellist väljundit ja tuge karjääri teel. Ma kohe räägin sellest lõpus uuesti, aga siin selle panen praegu punkti. Kui ma enda teele tagasi vaatan, mida ma oleksin teinud teistmoodi, ma oleksin läinud magistrisse kindlasti natukene varem, ma oleksin selle koheselt ära lõpetanud selleks, et siis 100% järjest keskenduda karjääri teele. Läks natuke teisiti, ka see on üks võimalus, et selles ei ole midagi hullu või halba. Lihtsalt kui nüüd tagasi peegeldada ja mõelda, siis pigem varem kui hiljem. Ma tahan seda lihtsalt öelda, sest ega seda aega tulevikus kuskilt niimoodi imekombel pigem ei teki juurde tihtipeale. Sealt edasi nüüd natuke tööalasest karjäärist rääkides, mis oli väga suures osas paralleelselt, leidis aset, siis algselt olin Elektrilevis spetsialisti, seejärel projektijuhi rollis, päris laiapõhjalise sellise üldse tunnetuse sai, millega võimalik energeetikas või tegeleda. Esmase tunnetuse alates Pirital mäletan maaomanikest, kes igal kevadel olid murelikud kõned, et miks ikkagi naabri muru kasvab kiiremini kui nende muru sellest tulenevalt, et siis eelmisel aastal või sügisel teostati seal erinevaid elektrikaabli paigaldustöideks. Sellised lihtsamad asjad, lõpetades näiteks liikuvate põõsaste paigaldamisega Kadrioru parki, kuna seal on miljööväärtuslik ala, eks, et kõik elektriseadmed peavad olema ikkagi väga sellised miljööga kooskõlas. Aga nüüd tõsisemalt rääkides siis loomulikult ka insener-tehniliselt, et väga palju erinevaid liitumisi, Ülemiste keskuse laiendus oli parasjagu töös, sellega tegelemine ja tähtaegas kinnipidamine koostööpartneritega, siis erinevate selliste lihtsamate kui ka keerulisemate insener-tehniliste probleemide lahendamine, et selline väga hea sisseviskamise koht, kus hästi laiapõhjaliselt kuni releekaitseni välja sai projektijuhina sellise tunnetuse lihtsalt, et mis suunas üldse on võimalik liikuda. Tundsin, et tunnen juba päris palju jagavaldkonnast sellise 2-3 aasta möödudes. Seejärel liikusin Eesti Energia kontserni ja seal olingi circa 10 aastat või ütleme 9 aastat orienteeruvalt siis erinevates rollides, näiteks tuuleenergia
tehnikajuhi rollis, kus siis sai tuulikute otsas käidud, erinevad tehnilisi probleeme seal lahendatud, juurpõhjuseid leitud, miks tuulikud tööst väljas on, mis need põhjused on, kuidas hoida tuulikuid päriselt ja tegelikult ka võimalikult 100% lähedaselt töös, ennetada neid võimalikke rikkeid, mis seal tuulikutes aset leiavad, elektrotehnilisi rikkeid. Eesti hüdroelektrijaamadega väga suur industria Eestis, aga siiski kahe kõige suuremaga olen saanud kokku pista ja rinda pista. Samuti tegelikult väga huvitav, lihtsalt hoopis teistsugused seadmed, aga jällegi Eestis võib-olla mitte nagu niivõrd laiapõhjaline kandepind omav. Siis liikusin sealt edasi päikeseenergia ja kliendilahenduste valdkonna juhiks. Näiteks siis esimesed sellised suurem päikeseenergia buumist Eestis osa saadud, kus selle avastamist oli ikka väga palju ja õppimist, mida sai tehtud õigesti, mida valesti. Just nende esimese suurema buumiga seal 2017-2018, kui need päikseparke tegelikult alles hakati mastaapsemalt rajama. Sai alustatud päikeseenergia äri Poolas selle käigus, sest Eesti Energia kontsern otsustas laieneda ka Poola. Omandatud seal 7 päikeseenergiaga seonduvat ettevõtet Eesti Energia kontsernis omandas. Minu ülesanne oli seal siis üles ehitada kogu see opereerimise pool ja kogu see tööde korraldamise pool siis Poolas. Oma elu esimese värbamise ma tegingi Poolas, kus ma läksin intervjuudele siis selgitama seda, et kuulge, Eesti Energia on selline ettevõte, kes üldiselt maksab palka ikkagi õigel päeval ja täitsa selline normaalne ettevõte, hoolimata sellest, et te olete esimene inimene, keda me Poolas palkame ja meil kontorit ei ole veel ja meil midagi tegelikult siin väga palju ei ole peale 7 väikese äriettevõtte. Ja kogu juhtimine käib meil Eestist, lihtsalt meil on vaja siin asju nagu hakata korras hoidma. Et see oli selline päris põnev ajaperiood, kus siis saigi hoopis teistsugust pilti näha ja silmaringi laiendada sellega, kuidas asju tegelikult ja päriselt nagu Poolas aetakse nii elektroenergeetika vallas, kohaliku nagu elektrotehnikatööstusega natuke kokku puututud, sest seal sellist toodangut lokaalselt on väga palju alajaamadest kuni erinevate teiste seadmeteni välja, kuidas sealsed lülitusprotsessid, kõik see, eks välja näeb ametiasutustega suhtlus ja nii edasi ja tagasi, kuni lõpuks siis juriidilised ettevõtete liitmise ja kõige muu sääraseni välja. Meil oli seal vaja leida juriidilised partnerid, raamatupidamis, ära organiseerida kõik see, et see oli samuti siis see võimalus, millega mul avanes tegeleda. Seejärel liikusin edasi koostootmise valdkonda juhtima. Eesti ainukene siis jäätmepõletusplokk Iru elektrijaam, kus kasutatakse kütusena olmejäätmeid, mille abil toodetakse nii sooja kui elektrit. Ütleme selline 1/4 Tallinna linna soojas varustusest tuleb tegelikult olmejäätmetest ja siin on tänapäeval hästi palju diskussiooni, kas see on hea või halb, kas see on roheline või must kütuseks, aga praktikas nii kaua, kui tegelikult ei ole olnud sellist asendust või taaskäitlus ei ole võimalik, siis see on ikkagi selline energeetiline taas kasutamine. Aga seal on soojusenergeetika tuli seal esmakordselt, silmad avanesid, kuidas päriselt konventsionaalsetes elektrijaamades töö käib, mis protsessid seal toimuvad, kõik soojus tehnilised protsessid sinna juurde, millega varasemas elus üldse mul kokkupuudet ju tegelikult ei olnud, kui kompleksne kõik see maailm on. Ühtlasi vasutasin Paide koostootmise elektrijaama eest, kus oli hakkepuit ja Valkas Lätis samuti oli koostootmisjaam ja Lätis veel Brootseni pelletitehas koos koostootmisjaamaga, kus toodeti siis hakkepuidust sooja ja elektrit, aga seda sooja kasutati pelleti nii-öelda siis lähteaine ehk siis puidu kuivatamiseks seda sooja ja seejärel sai sellest siis lõpptoode, milleks oli pellet. Sellega sai siis mõned aastad tegeletud ja nüüd siis olen tänasel päeval Eleringi juhatuse liige varahalduse vastutusvaldkonnas üle aasta veidi selles rollis olnud, mis ma saan öelda, et on samuti vapustavalt avardanud veelgi minu nagu maailmavaadet energeetika valdkonda hoopis teisest küljest, sellisest neutraalsest ja laiapõhjalisest küljest, kus siis on võimalik kokku puutuda nii taastuvenergia nüanssidega, nii konventsionaalsete elektrijaamade nüanssidega, nii võrgu spetsiifiliste teemadega, uute arendustega, riiklike eriplaneeringutega, näiteks vesinikuäri algatamisega, gaasiäriga, kuna Elering vastutab ka Eesti gaasipõhivõrgu eest,
ja võib-olla mõne sõnaga ikkagi korraks ka Eleringist. Elering on Eesti põhivõrgu operaator nii elektriks kui gaasiseks. Meie ülesanne on tagada see, et tuled põleksid ja toad oleksid soojas. See on meie lihtsustatud missioon, aga teha seda keskkonnasäästlikult ja siis Eesti majandust toetaval viisil. Ehk siis arvestades ka seda, et see teenus, mida me pakume, hoiaks Eestit võimalikult konkurentsivõimelisena. Nii, rääkisin enda tee ära. Mis on võib-olla selline üks peegeldus, mida kõik on võimalik elektroenergeetika sektoris teha. Kindlasti ma pole igale poole jõudnud, kindlasti on veel kohti, kus ma veel jõudnud ei ole tõepoolest. Räägin edasi mõne sõnaga nüüd sellest, et mis meid siin ees ootamas on energeetika sektoris. No kindlasti paljud teist on kuulnud ka, loete meediat, kõik ju, kes on rohkem, kes vähem kokku puutunud selle valdkonnaga juba tänasel päeval. Mul on väga hea meel, et tegelikult see 13 aastat tagasi, kui mina Tehnikaülikoolis bakalaureuse lõpetasin, siis tollal tegelikult energeetika ei olnud nii laiapõhjaliselt poliitdiskussiooni ja laiema ühiskonna diskussiooni teema. Tänasel päeval see on. Ja mida see annab? See annab selle, et ma loodan, et see meelitab, näitab välja neid väljakutsed, mis energeetikas on. Et paljudel võib tunduda, et kogu aeg energeetikas viimasel ajal mingi jama, et tuulepargid, meretuulepargid, siis akud, väiksed akud, suured akud, ise nad ka ei tea, mis nad teevad, eks. Aga see pigem on hästi hea, et selline ühiskondlik diskussioon, mina usun küll sellesse, et see ühiskondlik diskussioon on tekkinud, sest ühiskondlik diskussioon aitab tegelikult kaasa sellele, et see lõpplahendus oleks kõige parem, sest ei ole ühtegi tegelikult õiget, lõpuni õiget või lõpuni valet otsust tihtipeale. Alati mingid kaalutluskohad, mingid tulevikuprognoosid, energeetikasektoris tehakse ju investeeringud sellise 30, 40, 50, 60 aastase ette vaatamisega. Täna rajatav siin tuulepark või väiksepark eluiga 25-30 aastateks. Konventsionaalsed gaasielektrijaamad samuti umbes sarnase elueaga. Ehk siis tegelikult ei olegi niivõrd nendel otsustel, mis me täna teeme, niivõrd oluline siis mõelda just tänases kontekstis, vaid mõelda tulevikule, mis lisab sellele sellist veelgi rohkem komplekssust ja põnevust minu hinnangul juurde. Aga mis toimumas on? Elektri 3 asja, 4 asja. Hästi lihtsustatud. Elektri tarbimine kasvab, seda me teame. Eelkõneleja ka mainis siin näiteks lihtsalt ühe näitena siis laevatranspordi elektrifitseerimisest, lühema vahemaaga siis laevad, praamid näiteks, väga palju kasutatakse ka akusid transpordiks, eks siin Euroopas, Norras eriti näiteks. Ja kui me räägime pikema transpordi vahemaadest, siis me räägime tõepoolest sellest, et kalda elektri, kui see laev tuleb sinna kaldale, tähendab siis sadamasse, eks, siis miks ta peaks põletama enda väikest elektrijaama, kui ta võiks selle elektri saada siis samamoodi suurest elektrisüsteemist, mis on efektiivsem ja tihtipeale soodsam ja ühiskonnal optimaalsem. See on üks lihtsalt näide, aga kinnitab seda fakti. Elektri tarbimine kasvab transpordi elektrifitseerimise pärast, elektriline tarbimine kasvab energia efektiivsuse pärast. Nii. Et see on hästi oluline, mida samuti välja tuua, et energia efektiivsem kasutamine tihtipeale tähendab elektri tarbimise kasvu tegelikult. Üheks näiteks on soojuspumbad. Variant üks siis kasutada sooja tootmiseks siis ongi hakkepuitu või mingi muud kütteallikad või siis toota sooja näiteks nende tundidele, kui elektrit on hästi palju, hoopiski soojuspumpade abil. Kuna kui nende tundidele, kus elektrit on hästi palju tänu taastuvenergia toodangule, on elektri hind äärmiselt madal ja ta on hästi konkurentsivõimeline tegelikult ka näiteks sooja tootmiseks. Sooja tootmise valdkond, samamoodi transpordi valdkond, nagu ma mainisin, serveripargid, AI, kõik see nõuab hästi palju tegelikult erinevaid elektrilisi võimsusi, mida siis tuleb rajada. Tarbimine kasvab. Nii. Selleks, kui tarbimine kasvab, peab kasvama ka tootmine, eks. Tootmise kasv võrreldes tänasega, täpselt samamoodi tootmine peab järgi tulema tarbimisele. Ja seejuures tuleb arvesse võtta ka seda, et väga suures osas nii Eesti kui ka tegelikult Euroopa siis elektrijaamad on suuresti ka amortiseerunud, ehk siis meil on 2 probleemi. Esiteks tarbimine kasvab, tootmist tuleb lihtsalt juurde tekitada, juurde ehitada. Teiselt poolt olemasolevad jaamad
nende eluiga hakkab suuresti samuti otsa saama, ehk siis ka need tuleb asendada. Ehk siis see on nagu kahekordne võrrand veel, kus siis tuleb väga palju asju ära teha. Nüüd taastuvenergia arenguga seonduvalt tuleb, kuna taastuvenergia tegelikult on ikkagi kõige soodsam elektritootmisviis täna, siis seda enam tuleb investeerida ühelt poolt taastuvenergia arengusse, teiselt poolt elekter peab olema olemas ka siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista, ehk siis on vaja mingeid kiiresti käivitatavaid jaamu, näiteks gaasielektrijaamad. Lisaks, kuidas taastuvenergiat ja soodsalt hindade perioodi veelgi kasvatada, on vaja salvestust näiteks, eks. Need on need kõik arengud, mis siis meil ees seisavad, mis on toimunud, aga mis ka ees seisavad täiendavalt ja arusaadavalt kolmandaks on tarbimine, on tootmine, kuidagi tuleb see ka üle kanda nii meile kui Eleringile kui elektri põhivõrgule, kui ka siis kindlasti ka jaotusvõrkudele hästi oluline, et see ülekandevõrk seda kõike võimaldaks ja seda siis globaliseeruvas maailmas, kus lisaks lokaalsele tootmisele, tarbimisele üha mõistlikum on tegelikult rajada ka selliseid suuremaid ja tugevdada laiapõhjalisemalt siis elektrisüsteeme tervikuna omavahel, millest ma räägin välisühendustest. Elering on samuti planeerimas Estlink 3, Eesti-Soome kolmandat ühendust ja Eesti-Läti neljandat elektriühendust. Ehk siis see on tegelikult need asjad, mis meil siin selgelt ees seisavad. Aga mida ma tahan öelda seda, et täna on meil X arv insenere energeetika valdkonnas. See X arv insenere, see töö, mis me täna teeme, see kuskil ei kao, seda on jätkuvalt vaja. Nii, aga lisaks sellele lisandub sellele kõigele veel see, millest ma rääkisin. Täiendav tarbimine, täiendav tootmine, ülekandmine. 3 suurt valdkonda, igas ühes miljardeid, kui mitte 10 miljardeid investeeringuid meid ees ootamas tegelikult ja päriselt ka. Ehk siis, aga selleks, et need investeeringud ellu viia, selleks on vaja veel inimesi, selleks on vaja elektriinsenere ja väga nutikaid ja häid elektriinsenere. Nii, selle punkti siin räägitud, aeg on ilmselt juba ammu otsas. 2 sõnaga sellest, miks tulla magistrisse õppima. Ma arvan, et see on nüüd juba iseenesest mõistetav. Sellel teekonnal, sellel komplekssusel, mis meid ees ootab, insenere esiteks on vaja üha rohkem. Teise sellise huvitava nüansina, et Eesti selline elektroenergeetika pädevuste kutsete süsteem on tegelikult liikumaski üle pädevustelt kutsetele. Ehk siis selleks, et tulevikus omada näiteks projekteerimisõigust, omada elektritööde juhi õiguseid ja kõike seda, siis seda enam on vajalik tegelikult nende eelduste saavutamiseks magistri haridust, et need individuaalsed õigused endale saada. Et pika töökogemusega on võimalik seda tegelikult saada võib-olla ka ilma tulevikus, võib-olla ka mitte, eks, aga see magistriharidus lihtsustab ja kiirendab seda protsessi oluliselt. See on üks pool ja teiseks ükskõik kuhu teie karjääriteed ei viib, see on teie igaühe enda personaalne valik. Aga pigem kui on soovi tegeleda hästi laialt erinevate valdkondadega, siis mida varem magistrisse minna, magistriga lõpetada, seda laiemad valikud, mis iganes teie tänase mõtted on, aga tuleviku optsioonid on selle võrra kindlasti seda laiemad, mida varem te selle otsuse tegelikult ja päriselt ka ära teete. Aitäh! Ma siin lõpetan, ma pean varsti ka kahjuks lahkuma, et kui on mõni üksik küsimus, siis ma need võtaksin kohe ära. Kui ei ole, siis kindlasti kohtumiseni energeetika radadel. Aitäh! Olles ise energeetika teaduskonnaga lõpetanud on, siis tõid päris palju erinevaid asju välja. Et esiteks see turg muutub vägagi dünaamiliseks, on vaja töökindlust tagada. Siis, ja ma tean, et te tegelikult olete päris palju IT-inimesi sinna palkanud, et just operatiivtasand, tootmistasand viia kokku just äritasandiga ja see info, mis vahetub, et see infovahetus toimuks hästi kiirelt ja need otsused ümberlülitust tehakse ka kiirelt. Nüüd, kui sa vaatad nende magistrantide või potentsiaalsete magistrantide peale, siis millist töökohta see neile pakuks? Väga lihtne küsimus. Elektroenergeetika valdkonnas. Ühe asja ma tahan ära klattida korra ka, et siin see digitaliseerimise pool on hästi oluline, et üha rohkem on meil tegelikult vaja elektroenergeetika
haridusega inimesi, kellel on väga tugev IT huvi ja teadmised või väga tugevaid IT-valdkonna eksperte, kellel on väga suur huvi elektroenergeetika vastu, sest need kaks asja üha rohkem täiendavad teineteist ja see on täiesti möödapääsmatu digitaliseerimine ja sellised inimesed on hästi-hästi vajalikud tegelikult samuti. Kui me räägime nüüd elektroenergeetika magistrantidest, millist töökohta pakuksin, meil on Eleringis tänasel hetkel kuskil 330-340 töökohta. Ma usun, et nendest päris ilma naljata 300 pakuks kindlasti. Et võib-olla juristiks päris mitte, eks, ja raamatupidajaks ka mitte, aga kui me räägime elektriturgudest, kui me räägime releekaitse inseneridest, kui me räägime projektijuhtidest, kui me räägime hooldusjuhtidest, kui me räägime sellistest ükskõik mis sellise spetsiifilisem natuke, meil on sünkroonkompensaatorid näiteks, seal on meil vaja alati elektriinsenere, meil on konverterjaamad, seal on vaja elektriinsenere, meil on releekaitse, seal meil vaja väga palju elektriinsenere, meil on automaatika, meil on seal väga palju elektriinsenere vaja, eks. Et need on need kõik rollid, mis tegelikult Elering pakub ja mida ma Elering poolt tahan veel öelda, on see, et tegelikult me soosime väga ka seda, et meil inimesed, kes on bakalaureuse lõpetanud, tulevad meile, tulevad näiteks poole töökohaga tööle ning jätkavad siis magistriõpinguid. Et see on Eleringis täiesti võimalik. Ma ise seda teed kahjuks ei läinud, eks, ja sellepärast mul see venima jäi, tunnistan ausalt. Jällegi, kui sellise võimalus täna olemas ja ma kinnitan, et Eleringis on heade inimeste puhul see võimalus olemas, siis seda soovitan kindlasti kas Eleringis või kuskil mujal ka kasutada, et kui on soov seda siis maitset ja ise raha teenimise võlu ja valu hakata nagu tundma, siis seda võib-olla alustada näiteks poole kohaga ja siis jätkata neid magistriõpinguid just selle mõttega, et need nagu väga-väga pikalt venima ei jääks, sest see võib nagu tulevikus kätte maksta. Aitäh! Üks küsimus on veel, väga hea. Väga hea. Ütleme, et siis on ju hunnik erinevaid töökohti, kuhu saab justkui kandideerida, aga kas on ka mõtet ettevõttele ise kirjutada, et tervist, CV selline, kogemused sellised, tahaks teha umbes siukest tööd, mis teil pakkuda on? Ja, igal juhul, et Eleringil on täna ka just oli meil üks koosolek kuskil 20-30 avatud konkurssi praegu, mis meil nagu on. Alati tasub ise natuke suunata ka selle kirjaga, et kirjutada on alati mõistlik ja hea. Aga hea on ära kirjeldada ka see, et mis see huvi nagu täpsemalt natuke on, mis natuke rohkem huvitab, mis nagu nurk või vaade. Kui seda ka ei oska öelda, siis ikkagi võib nagu kas või laiapõhjaliselt öelda, et lihtsalt huvi on, eks. Aga hea oleks kirjeldada ka, miks on huvi võib-olla ja siis me saame ise nagu mõelda ja vestluse käigus aru, et mille vastu nagu see huvi on, et saada nagu natuke spetsiifilisemalt, sest hästi oluline on leida õiged inimesed õigetele kohtadele. Ja selleks on oluline see, et inimesed kirjeldaksid ka ära nagu enda sellise huvi valdkonna. Ja kui ei oska täpselt, kas või hästi nagu laiapõhjaliselt, võtame kindlasti ühendust, räägime läbi, vajadusel nagu suuname, et see võimalus on kindlasti olemas ja kui ka ei ole kohe seda kohta näiteks sellise spetsiifikaga pakkuda, siis meil ka inimesed liiguvad selgelt, et võib-olla see võimalus tekib poole aasta või millegi muu pärast, et meil tegelikult iga kord, kui me uusi värvamisi alustame, me vaatame korra üle selle profiili inimeste, kes meile siin varasema kandideerinud on, kas on häid inimesi, keda nagu silmas pidada. Selge, aitäh! Aitäh! No nii, minu nimi on Lauri Eensalu, olen varasemalt tegelikult lõpetanud selle sama eriala, elektrotehnika ja mehhatroonika ning tegin selle esitluse valmis täna sisuliselt siin saalis ja natukene enne seda kohtumist. Ja ma jõudsin järeldusele, et tegelikult kõige lihtsam on vist rääkida iseendast ja siis esitlus tulebki tegelikult minust endast. Nii et head kuulamist teile. Nii, siis toon välja enda haridustee, et olen lõpetanud bakalaureuse üheskoos ajateenistusega aastal 2014. Esimesed aastad olin suht lodev poiss või lodev. Käisin päris palju Tehnikaülikooli siis spordisaalis, jõusaalis, korvpalliväljakutel. Nautisin elu, nautisin pidusid, tudengipidusid, eriti tudengimajas. Ja et endal häbi ei oleks, siis viimasel aastal otsustasin, et ma ikkagi tahan ära lõpetada ja tuli 101 EAP-d kokku. Aga eks keskmine hinna oli ka päris huvitav. Ja kuna ma sellega sain hakkama,
siis tegelikult koheselt võeti minuga ühendus ka ABB-st, et kuule, et sa oled pädev poiss, tule meile ABB sagedusmuundureid arendama. Väga vahva. Seejärel liikusin magistrisse. Magistris oli kohustuslik 120 EAP-d, aga mul tekkis huvi, kuidas see maailm töötab, kuidas ta toimib. Tahan nii-öelda aru saada elektrivaldkonnast täpsemalt erinevatest süsteemidest ja tegin hoopiski 164 EAP-d. Käisin välismaal õppimas, lõpetasin cum laudega. Ja no, ütleme nii, et erialased ained said tegelikult suhteliselt kiiresti ära tehtud, aga 3 aastat tuli magistri lõpetamisega nii-öelda pausi sisse, sellepärast, et ma töötasin ka välismaal. Siis jah, karjääri mõttes olen töötanud ABB-s, arendanud sagedusmuundureid nii-öelda tootearendusmeeskonnas, neid testinud, neid läbi kõrvetanud, õhku lasknud, ehk siis kuskil on suured merekonteinerid ja koormad neid sagedusmuundureid üle. Seejärel liikusin siis Siemens Gamesasse Taani, kus ühe esimese asjana ma avastasin, et väga vahva, need projektid, mille kallal ma töötasin ABB-s, need projektid tegelikult on ka Siemensis, nende sagedusmuundurid. Siemens Gamesas otsese juhiga leppisime kokku, et tulen ja hakkan nii-öelda süsteemi inseneriks, ehk vaatan, kuidas elektrivõrgud on üles ehitatud, viin läbi simulatsioone, teste, katsetusi. 2 nädalat enne, kui ma sinna tööle läksin, tuli mulle kiri või helistas mulle ja ütles, et seda tööpositsiooni enam ei ole. Sest me leidsime sinna ühe inimese ettevõtte seest, kes tahab tegelikult selle valdkonnaga tegeleda. Aga meil on pakkuda sulle mere- ja lennuohutussüsteemid. Noh, vaese tudengina -6000 eurot pangakontol. Mõtlesin, et tuleb ju vastu võtta, et tööd tuleb teha. Ja võtsingi selle nii-öelda vastutusvaldkonna mere- ja lennuohutussüsteemid, kuhu kuuluvad igasugused tuled, pasunad, sonarid, radarid. Ja vastutasin selle eest. Seejärel ühel hetkel see lõbu nii-öelda välismaal sai otsa, et olin käinud Tšehhis, Rootsis, Taanis ja otsustasin, et tulen Eestisse tagasi. Seal olid ka perekondlikud põhjused. Ja nii nagu siin üks tudeng oli, et mis siis teha, et kuhu minna. Vaatad CV-keskus, cv.ee-d, ühtegi sobivat töökohta ei leia. Hakkasingi kirjutama ettevõtetesse, et kes ma olen, mida ma tahan teha ja lõppude lõpuks siis Saksa automaatika tundus päris hea variant. Tegemist oli kas nii-öelda Siemens Solution Partneriga. Saksa automaatikasse tuli ka Siemens Eesti endine tegevjuht, täpselt sel hetkel tema mind sinna palkas. Ja selle mõttega, et oleks inimene, kes tegeleb nii-öelda uute arendustega. Jätsin pädeva mulje, enesekindla mulje ja sain selle koha kätte. Ja Saksa automaatikas tegelikult nagu ka sellel erialal, elektrotehnika ja mehhatroonika, on väga palju erinevaid nii-öelda osi. Esiteks on automaatika, on IT, andmeanalüüs, robootika. Tegelikult selle kõigega ma puutusin selle kokku. Esiteks tõin nende portfooliosse mitu erinevat robotibrändi ja olin päeva lõpuks ka see, kes ise pidi need projektid seal ellu viima, kui me need projektid kätte saime. Siis tegelesin näiteks elektrisõidukite, elektrilaadijatega. 2018 tõin selle teema ülesse. Et ma näen, et turul on tegelikult huvi ja potentsiaal olemas elektrilaadijate vastu, et hakkame seda ärisuunda ajama. No tuli jah, tuli ei, pendeldamine käis. Hiljem, kui ma ettevõttest ära läksin, siis ma olin juba piisavalt lobitööd teinud, Alexelale näiteks, ja on näha, et tegelikult see seal reaalsuseks sai ka. Siis keskel on näha tegelikult Estonia Celli projekt. Estonia Celli projektis seal on, ütleme, et megavatist mootorid, 10 megavatid ja nendele siis juhtisin projekti, kus siis panin peale nii-öelda konditsiooni monitooringu süsteemid.
selleks, et ennetada siis nii-öelda nende kriitiliste sõlmede seisakut. Estonian Cell tol ajal võttis umbes 2% Eesti kogu elektrienergia tarbimisest. Ja oligi, et hakkasime monitoorima vibratsiooni, konditsiooni ja mis eesmärk oli ettevõttel? Ettevõte ikka vaatab nii-öelda rahalist väärtust, rahalist kasu. Nad tahtsid enda süsteeme 10% ülespoole koormata ja selle jaoks pidid nad veelgi täpsemalt enda süsteeme jälgima. Ja me saime selle lahendusega hakkama. Ja need mõõtmised, mis teostati näiteks käsimõõtmisega, isegi kui sinna pandi sensor külge, need ei olnud nii täpsed kui see süsteem, mis me sinna installeerisime. Ja oligi, et me suutsime juba 4 kuuga tegelikult selle süsteemi nii-öelda tasuvuse tagasi teenida, et ennetasime kriitilist tärkeid. Kui me hüppan tagasi korraks Taani kogemusele, Siemens Gamesale, siis seal oli ka nii, et seal on suur nii-öelda service center, kus siis jälgitakse kõiki tuulikuid üle maailma. Kõik tuulikud, mis nad on installeerinud, nad jälgivad, monitoorivad neid ja sinna on ka tegelikult neil erinevad lahendused peale sätitud. Üks nendest on siis nii-öelda condition monitoring system. Veel sai tegeletud automaatikaprojektidega ja siis robootikaalaselt tõin nii-öelda tehaste 3D mudeldamise siis ka antud ettevõttesse. Ja tegelikult Tallinna Tehnikaülikoolis on see ka olemas ja võib-olla mõni on kasutanud ka Kuka SIM-i, mis on selle platvormi peale ehitatud. Saksa automaatikas tegelikult ma puutusin kokku ka siis andmetega, tööstuslike andmetega, et kuidas, ütleme nii, et big data tol ajal oli kuum teema, räägiti tööstus 4.0-st, lõpuks see tööstus 4.0 tegelikult ettevõtjate seas mõnes mõttes sai justkui nagu sõimusõnaks, et mis ma saan sellest, mis ma saan nendest andmetest. Ja mul endal olid täpselt need samad küsimused üleval. Aga tegelikult, kui sa hakkad vaatama nii-öelda neid ettevõtteid, võttes isegi näiteks Eleringi, siis Eleringis Reigo on vastutav nii-öelda assetite eest, vara eest. Ta tahab, et need assetid oleksid siis nii-öelda võimalikult palju üleval. Ja väga palju erinevat andmestikku tekib. Automaatika tasandil erinevad äriinfosüsteemid, tahetakse aru saada, kuidas mu süsteemid toimivad ja kas on võimalik neid süsteeme nii-öelda protsessi mõttes optimeerida ja näiteks tõrkeid siis ennetavalt tagasi hoida. Ühesõnaga, tekkis huvi andmete vastu. Siis hüppasin, tekkis selline periood, kus mul endal tekkis nii-öelda, kuidas ma siis ütlen, motivatsioonikriis. Kes ma olen, mida ma tahan teha, väga palju erinevaid teemast on läbi käinud ja ma tundsin, et ma tahan tegeleda andmetega. See viis mind sellisesse ettevõttesse nagu Repligen, siis käisin läbi ka Ericssonis ja käisin läbi ka startup ettevõttes, mis siis pankrotti läks. Ühesõnaga, karjääris kolistasin mõnusalt ämbreid, aga vähemalt siht oli juba teada. Siis edasi liikusin Karstortsi. Tegelikult selle otsuse tegemise ajal mul oli 2 valikut, kas ma alustan ettevõtlusega või siis ma lähen ettevõttesse tööle. Ma otsustasin, et see ettevõte Karstorts sobitub minu maailmaga päris hästi. See seob omavahel nii-öelda automaatika, robootika, tootmise, planeerimise ja andmed. Et selles projektis on päris äge osaline olla. Meil oli projekti meeskond, kellega me üheskoos töötasime, võtsime projekti juhtimise Saksamaalt enda peale ja projekti käigus tegelikult selgus, et sorry, aga tegelikult need mahud ei vasta päris sellele, mida me ootasime ja nii ta lõppes. Siis otsustasin, et okei, aitab küll, ma tean, mis ma tahan teha. Ma tahan ühendada omavahel nii-öelda tootmise maailma, siis automaatika, SCADA süsteemid, IT-süsteemidega.
ja otsustasin, et teen enda ettevõtte üheskoos siis juhiga, kes mind varasemalt palkas Ericssoni tööle, kes aitas üles ehitades Ericsson Smart Manufacturing osakonna. Ja selle slaidi peal tegelikult on näha, et mõnes mõttes see maailm on kirju, on palju erinevaid süsteeme. Kui me räägime elektrivaldkonnast ja automaatika valdkonnast, siis seal on meil HMI-d, MES, SCADA, PLC-d, sensorid, kõik muu selline. Ja kui me võtame nii-öelda IT poole, siis IT poole pealt me leiame tihtilugu näiteks ERP-süsteemi, Product Lifecycle Managementi, siis ühesõnaga erinevaid süsteeme, Warehouse Management System näiteks, või siis hooldustarkvara. Ja tekib väga palju erinevat andmestikku, big datat, tegelikult see tekib mõlemal pool. Ja olen kasutanud siin ära Aveva mõningaid slaide, aga siin on siis näha, et kus tegelikult andmestik tekib. Et kui te lähete magistrisse, siis te tegelikult puutute kokku kindlasti robotitega, automaatikaseadmetega ja nendest seadmetest tuleb väga palju infot, mida tihtilugu ettevõtetes ei nähta või siis ei osata analüüsida, hõivata, siis täiendada ja siis visualiseerida. Aga siin on näha, et väga palju erinevaid süsteeme on keskel. Ja ongi, et collect, store and enhance, deliver ja tee see andmestik nii-öelda kättesaadavaks sellele inimesele või rollile, kellele see parasjagu on vajalik ja arvesse siis tuleb võtta. Tegelikult tuleb vaadata nii-öelda seda terve protsessi, väärtusahelat ja kui sul on andmetele ka kontekst olemas, siis sa saad tegelikult sinna peale rakendada ka AI ja masinõppe. Nii nagu need tänapäevast ilust sõnad on. Ja see on siis nii-öelda hierarhia, mis näiteks ühes toidutootmise ettevõttes tihtilugu võib ette tulla või siis isegi näiteks Eesti Energias, et sul on kõige tipus on nii-öelda äritarkvara, siis seal tuleb tootmistarkvara, lõppude lõpuks sul tuleb SCADA, PLC, sensorid, täiturid ja kuidas siis nii-öelda andmed liiguvad tegelikult alt üles ja mõnes mõttes ka ülevalt alla enne planning and control. Aga need tegevused või sündmused, mis juhtuvad näiteks SCADA ja automaatika tasandil, need on suhteliselt reaalaja lähedased. Siis millele meie keskendume nüüd, ongi see, et me liigume mõnes mõttes SCADA, PLC ja MES-i maailma. Ja läks liiga kiiresti. Siin on natukene näidatud ERP-i MES-i, aga üks ilus joonis on siin, kus on siis näidatud nii-öelda data source. Sul tuleb toores andmestik, sa transformeerid seda, töötled seda, siis sa normaliseerid selle lõppkasutajatele nii-öelda arusaadavaks, et mis on näiteks downtime või mis on production, ehk mis on mingi tootmisstatistika, kvaliteedistatistika. Lõppude lõpuks pannakse siin relatsiooni ja siis antakse nii-öelda kontekst. Ja tihtilugu, kui minnakse nii-öelda tarka tehast tegema, siis tark tehas kahjuks jääb nii-öelda siis ERP-i tasemele. Enamasti üritatakse seda läbi ERP-i ära lahendada, aga ei osata nii-öelda küsida neid andmeid, mis on siis nii-öelda tootmisseadmetes või masinates. Nii, siin olen siis mina eelmine nädal koos enda äripartneriga, loodud on ka tarkvara. Siin kükitan, põlvitan õigemini sisuliselt 6 aega tagasi tootmisliini kõrval, et kui on vaja kõik kruvikeeraja kätte võtta, siis võtad selle kruvikeeraja kätte, teed seal samas kilbis need muudatust ära, mis on vaja teha, sest sa oskad seda teha. Siin on näha siis kukarobot,
no seda kukarobotit ma nägin täna hommikul, sellepärast et ma endiselt tegelen ikkagi teatud määral robootikaga. Üleval toiduainetööstuses ja siin siis ühes nii-öelda kummitööstustehases. Ja meile alati meeldib rääkida lahendusest ja need lahendused hakkavad tootmistasandist. Ja siin on siis näiteks üks automaatikalahendus, on näidatud nii-öelda presside ja ventsüsteemi kontroll, kus me siis seadistasime 100 masina nii-öelda graafikupõhise juhtimise, kus on mingid pressid põhtähega, siis S ja MP on lisaseadmed, V on ventsüsteem ja üleval pool on siis näidatud näiteks see andmestik, mis me võtame masinatest, seadmetest välja, toored andmed, me võime võtta selle nii-öelda millisekundite täpsusega ja elektrotehnika, mehhatroonika erialal on ka tegelikult päris palju rõhku nii-öelda andmetel ja andmete analüüsil ja automaatikal. Nii et saame need andmed kätte, suudame need andmebaasi salvestada ja me suudame neid analüüsida. Ehk siis näidata seda, mis lõppkliendile on oluline, tekitad nähtavused, tekitad arusaamades ja ta suudab neid otsuseid paremini vastu võtta. Üks ettevõte, kus me panime enda lahenduse üles, tööstuse automaatika moodulid nii-öelda omal riisikul, sest me teadsime, et tegelikult seal toimub suur raiskamine. Panime voolutrahvad masina külge, konkreetsetele küttekehadele, näitasime ära, et kulla mees, et selles konkreetses tootmises, kus teil elektriarve on 1 000 000 eurot aastas, selles konkreetses tootmisüksuses, kus teil on need 9 masinat, te lihtsalt lasete sooja õhku 100 000 eurot aastas. Peale seda muidugi nad leidsid operaatori, kes hakkas seal masinaid käsitsi sisse välja lülitama. Siis milleks magistriõpingud? Seal on mitu aspekti. Esiteks te saate teadmised, te saate oskused. Rahalise poole pealt vaadatuna, kui ma töötasin Taanis, siis Taanis ja Saksamaal, kui teil on plaan välismaale minna, siis seal tegelikult vaadatakse päris palju, mis on teie haridustase. No mul oli magister lõpetamata, siis tegelikult see tähendas seda, et ma sain 13% vähem palka. Lihtsalt, et mul ei olnud seda kraadi. Nüüd, kui ma läksin tööle Karl Storzi, jah, mul oli päris äge nii-öelda kogemus all, aga kui mul ei oleks niivõrd head kogemust all ja ma oleks bakalaureuse kraadiga, siis suure tõenäosusega sinna ettevõttesse ma tööle ei oleks saanud. Seal on väga palju doktorante, väga palju magistrante ja väga vähe bakalaureusstudengeid. Ja, nii. Ma arvan, et sellele küsimusele ma juba vastasin ära. Ja mis vahe on inseneril ja heal inseneril? Mulle väga meeldis Äripäeva nii-öelda targa tööstuse konverents, ma enda ettevõten ka, Tark Tööstus OÜ pooljuhuslikult ja veebileht on ka tarktoostus.ee, et kui teid huvitab, siis minge vaatama. Aga mis vahe on inseneril ja heal inseneril? Pigem räägin heast insenerist. Hea insener on see inimene või spetsialist, kellel on teadmiste janu. Ta tahab teada, kuidas nii-öelda maailmas asjad töötavad. Ja teiseks, ta suudab need nii-öelda head ideed või lahendused ka praktikas ellu viia. Et minu meelest see teebki tegelikult ühest heast insenerist ja inseneri. Nii et kui teil on huvi teadmiste vastu ja te tahate tulla head insenerid, siis ma kindlasti soovitan teil minna magistrisse. Nii et häid magistriõpinguid. Kuidas ma hakkama sain? Meil ikka on nagu värin ja närv on sees ja tegelikult kurk on natuke valus ka, et loodan, et oli huvitav kuulamine. Jah. Paradoksaalsel kombel sa
sinu ettevõte ei teinud just head promo naljaga pooleks, et paradoksaalsel kombel naljaga pooleks ei teinud sinu ettevõte head promo. Küsimus on see, et kui palju selle taustaga inimestel on Eestis nagu turgu, et okei, sinu juurde tulla on ilus tore, võib-olla mingid need Euronixid ja natukese veel, aga no ütleme, et tööstuse targastamine, seda vist... Jah, ma pean siinkohal täiendama, et kui me räägime nii-öelda tööstuse targaks tegemisest, siis seda väga palju nii-öelda udu ja sellest juttu oli aasta 2017, 2018 ja tegelikult ei olnud nagu väga head arusaama, kuidas neid asju tuleks ellu viia. Tänasel päeval ettevõtted on aru saanud nii-öelda andmete väärtusest, ühelt poolelt on sellele kaasa aidanud nii-öelda IT pool, et on Power BI, Tableau, andmed on koondatud nii-öelda ühte keskkonda, kus nad on vabalt kättesaadavad erinevatele osapooltele. Aga nüüd automaatika poole pealt täpselt sama lugu, tegelikult saadakse sellest ka aru, et seal on see nii-öelda source of truth, kus tegelikult need andmed nii-öelda genereeritakse, neid andmeid on vaja kätte saada. Okay. Ja see on see pool, mida me siis nii-öelda lahendame ja Eleringi või siis võtame mis tahes ettevõtte puhul on tegelikult võiks mõelda ka sellele, et mis on su automatiseerimise strateegia. Ehk siis kuidas sa enda automaatikasüsteeme arendad, et vanasti need kõik asjad kasvasid tegelikult nii-öelda orgaaniliselt. Ehk siis vajaduspõhiselt enne, et mul on vaja mingi asi ära lahendada, võtame selle süsteemi, automaatika peale ei mõtle üldse. Aga nüüd, kui me räägime, nüüd kui mingi süsteem võetakse, siis küsitakse, et okei, kuidas me sealt andmed kätte saame. See on ka robotite kohta, tootmisliinide kohta, et kõik selline pool. Mõned kasutusnäited veel, et üks suurem tehas siinsamas lähedal tegelevad villimisega ja oli ka, et neil oli nii-öelda vana liin, kus nad siis nii-öelda andmed kätte ei saanud. Mul on automaatika taust, tulen nende automaatika taustaga, ma tean, kuidas signaale peegeldada või siis kuidas nendesse kontrolleritesse sisse saada või juhul, kui ma ei saa neid kahte asja teha, siis ma panen täiendava sensooriks sinna üles. Ma standardiseerin selle interface'i ära, kuidas nii-öelda andmed liiguvad kuskil andmeplatvormi, et ma ei tea, kas vastasin küsimusena. Jah, Euronixist tõele ei pea minema. Ei, mitte just halvasti, et tõenäoliselt ikkagi nagu ikkagi Eestis läbivalt, et see inseneeria vahet ei ole, mis ala, et nõudlust on kindlasti. Nõudlus on kindlasti olemas, aga mulle kõige rohkem meeldiks see, et te panete enda nii-öelda sihi paika, kuhu te tahate jõuda, millega te tahate tegeleda. Ja kui see on paigas, siis tegelikult te saate tegeleda sellega, millega te tahate tegeleda. Nii et leidke see siht ja minge selles suunas. Nojah, see on see, et tahaks kodus telekat vaadata ja pitsat süüa, et keegi ei. Tere, mina olen siis Maarjus. Ma usun, et enamik tudengid, kes siin koha peal täna tunnevad mind. Ja meie ütleme siis slaidi show ülesehitus ja üldse selle ettekande ülesehitus on natuke teistsugune. Minuga on kaasas täna Lennart ja Hannes, kes istub seal. Need on mulle noored kolleegid. Aga meie eesmärk on siis teile tutvustada täna tootearenduse tootmistehnika õppekava. Ja kui varasemad esinejad rääkisid palju nagu oma kogemusest ja kuidas nende elu on pärast õpingute lõpetamist kulgenud, mis nad on nagu toimetanud, siis meie räägime puhtalt nagu õppekavast. Võib seda ka teha, jah. Okei, nüüd on sees.
läks kõvemaks kohal. Et me oleme siis kõik nii, et oleme seal mehaanikatööstustehnika instituudis. Meie tee on kõigil ka nagu ühesugused, et me lõpetasime magistriea, siis jäi väheks. Hakkasime doktorit tegema. Et läksime sinna doktorisse nii-öelda ja siis me olemegi põhimõtteliselt siis nii-öelda teadurid ja insenerid, et tootearenduse insenerid. Tegeleme siis oma sellest instituudist nende projektidega. Et meile tuleb instituudi päris palju igasuguseid tootearendusprojekte, kus me siis ütleme, et tulevad siis väikeettevõttestest näiteks, kellel siis endal ei ole võimekust nagu teha arendustöid, et siis me tegeleme nendega. Ja enamasti nad sõlmavad seal kas mingeid, ütleme, FEM-arvutusi ja siis mingeid matemaatilisi mudeleid vaja seal teha nii andmete kogumiseks kui siis mingite, ütleme siis mingite analüüside jaoks, et sellised siis projektid seal on meil, et need algavad sealt, ütleme, mingi vetikatest, nende vetikatest vormis selle kasvutopsi surumisest kuni siis tiibpäevade projekteerimiseni nii-öelda. Ja siis ka, ütleme, kaitseväega on meil päris palju viiseid projekte, et kaitseväega tellib ka siis hea nagu nii-öelda siis riigiasutuste vahelist koostööd teha, et meie saame siis nii-öelda toetada neid selle mehaanika poole pealt. Ma libisen nüüd uuesti õppekava peale tagasi, et näete siin sellel õppekaval on 2 põhilist peaeriala, toon tootearendus, meie oleme kolmekese peamiselt tootearenduse poole pealt, teine on tootmistehnika, robootika ja 3. on laevaehitus, sest laevaehitust väga palju ei räägiks, ütleme tegelikult selleks on natukene hilja, sest et kui tahaks laevaehitusse minna siin õppima, siis oleks pidanud jaanuarikuus juba testid ära tegema, et saada siis Soome sinna õppima. Aga kes on nagu ikka huvitatud, siis järgmine aasta jälle võimalus. Siis ütleme, kui tootearendust rääkida, siis kui varasemad ettekandjad siin rääkisid palju igasugustest probleemidest, mis on vaja ära lahendada, siis meie siin sellel õppekaval üritamegi teid panna niimoodi mõtlema, et kui teil on mingisugune probleem, et siis te süsteemselt hakkaksite seda probleemi lahendama. Et erinevad viisid, kuidas seda teha, lõpuks te jõuate siis mingisugune teie arvates sel hetkel kõige parem lahenduseni ja nüüd on vaja hakata seda nagu ellu viima. Et selleks on jälle omad vahendid, kuidas neid asju ellu viia. Te tahate, et see asi oleks siis ka võimalikult töökindel, on erinevad tarkvarad, millega neid asju läbi arvutada, simuleerida erinevates tingimustes. Ja hiljem on vaja see asi valmis ka ehitada ja siis see on nüüd selle nagu tootmistehnika poole peal, et kuidas see konkreetne seade, mida te siis peate välja arendama, mis te leidsite, et see lahendaks selle probleemi ära, et kuidas seda kõige mõistlikumalt siis toota, sest et tänapäeval on nii palju uusi nõudeid ja et kõiki neid järgida, siis seal on ka omad reeglid. Et siin, kui me võtamegi selle tootmistehnika robootika, siis näete, et siin ongi erinevad valmistamise tehnikad, seadmed, materjalid, tehnoloogiad, mida siis teile tutvustatakse ja mida te siis peate ka reaalselt rakendama erinevate kursuse projektide raames. Ja kui tudengid nagu meie käest, ütleme, me saime tudengitelt tagasiside, et mida te tänasest ootate, siis mina lugesin sealt välja niimoodi, et tahetakse teada, mida see õppekaval õppimine endast siis kujutab, et missugused õppeaineid me siin peame läbima ja kuidas üldse mis tuleb teha, et siia õppekavale õppima saada. Et sellest siis räägiks ka natukene. Laevaehitust ma libisen praegu üle. Et siia õppekavale õppima tulla, siis teil peaks olema kõrgharidus lähedasel erialal. Vaadates praegu teid, siis ma tean, et teil on lähedane erialal kõrgharidus või olete seda kohe saamusin. Siin ma võib-olla võin natukene lisada, et
näiteks tehnilises füüsikas, või nüüd on ta vist rakendusfüüsika, sealt on küsitud, et kas saab meie erialale tulla. Siis seal võib-olla see põhiline erinevus, mis võib-olla selle tehnilise või rakendusfüüsikaga ongi see, et meil on siis rohkem seda tootearenduse teemat nii-öelda, et kuidas tootearenduse projekte juhitakse ja kõik see teema, et siis selles vallas peaks ennast natukene rohkem kurssi viia, võib-olla natukene tugevusõpetus ka, kuigi neil on ka see küllaltki tugev. Siis on veel küsitud, üks oli tekstiili erialalt, tahtis tulla siis tootearendust nii-öelda õppima. Siis temal oli ka siis sarnaselt, et vaatasime ta selle kava läbi ja ütlesime, et kui ta nii-öelda neid tugevusõpetust nii-öelda ei karda, suudab selle testi ära teha, et siis on nagu go, et võib küll, et saab kenasti. Et meil on jah siin magistriõppesse nende pääsemiseks tuleb teha üks väike test, see toimub ka juulikuus, no see kuupäev selgub siin täpsemalt. Ja küsitakse tihti, et mis te seal siis küsite, kõik on baasasjad, kui te bakalaureses olete korralikult tähele pannud, siis ütleme, osad küsimused on lahendatavad ka puhtalt gümnaasiumi baasil, et lihtne füüsika ja 5 punkti on vaja nüüd saada ja ongi asi korras. Ja ma lükkan selle viimase slaidi ka praegu ette, et siin saate kiire ülevaate veel, et mis see vastuvõttes endast kujutab. Aga kui natuke rääkida veel ainetest, siis fakt on see, et selle 2 aastaga teist ei ole võimalik teha nüüd tippspetsialiste. Aga meie eesmärk on teile anda see vajalik baas, et kui te lähete kuhugi ettevõttest, siis te oskate kaasamööda, te suudate kohe asuda tegutsema. Ja ettevõtted ise ju samamoodi ütlevad, et tegelikult see lõplik viimistlemine hakkab ettevõtted juures on. Sest siin te saate sellise korraliku põhja alla ja nüüd, kui te lähete mingi konkreetse ala peale või konkreetses firmas, nii nagu siin eelkõnelejad ka rääkisid, siis seal hakkab see õiglasi pihta, seal läheb see rada kitsaks. Et võib-olla, Lennart, sa räägid mõnedest ainetest. Ainetest, jah. Ma võib-olla tahtsin veel lisada seda, et õpe meil on siis üldiselt on magistris nii, et kõik tudengid juba töötavad, et paljud töötavad täiskohaga. See on võib-olla isegi natukene liiga karm, et hea oleks, kui see magistris õppimisel oleks ütleme 2/3 töökoormus või isegi pool. Et see oleks nagu 20 tundi nädalas oleks mõistlikum. Kõik need tunnid on meil üldiselt õhtul, et meil on ka see olemas, mis on siis kaugõppe variant, et see kaugõppe variant on ka olemas, aga ütleme soovitatav on ikkagi, kui vähegi võimalik, siis teha seda päevaõppe varianti, et saate vaadata sealt tunniplaanist näiteks üle, et juba praegu on need tänased tunniplaanid neil väljas nii-öelda, et siis te näete, et need tunnid seal, ma arvan, et kõige varasemad hakkavad kella 3-st äkki või isegi 4-st. Päevanõpe on ka nii-öelda, Ja, et päevanõpe on ka pigem nagu nii-öelda sessioonõpe või see, ütleme, see õhtune või siis jah, sessioonõpe nii-öelda. Et see küsimus on ka seal tudengitel olnud, et kuidas selle tööeluga siis selle kokku läheb. Seda tahtsin lisada. Nii, sa mõtlesid õppeainetest siis? Mõne õppeaine poole pealt, et ütleme, palju on siis projektiaineid, et pannakse mingi grupp kokku ja siis tuleb midagi teha. Siis alusainetest või sellistest on seal näiteks keevitustehnoloogiat räägitakse natukene hüdro ja või see pneuma ja hüdraulikast. Need on niisugused nii-öelda siis üldõppe või niisugused baasteadmised, siis materjalitehnoloogiast antakse ka veel ülevaade. Siis sellest nii-öelda tootearenduse poole pealt, et ma nüüd tean täpsemalt seda tootearenduse õppekava nii-öelda, et siis seal lähetakse selle tootearendusega mindakse veel spetsiifilisemaks, et seal käiakse mingeid eri meetodeid nii-öelda läbi, et kuidas siis ikkagi seda toodet arendada. Ja siis on nii-öelda tootearendustarkvaradega seal toimetatakse, et nende simulatsioonitarkvarad ja siis ka need siis konstrueerimistarkvarad.
mis siis, siis muidugi on magistritöö. See on suur asi, et seda ta üldiselt see on terve semester on seda magistritööd, see on 30 punkti, eks. Et üldiselt seal tehakse ikka väga korralikud tööd nii. Et need enamasti nad tulevad sealt kas ettevõttest, enamasti tulevadki ettevõttest põhimõtteliselt, ettevõtte baasil tudengid leiavad sealt midagi ja siis ikka tehakse ikka päris nii-öelda korralik asju nii-öelda, et nendega on ka samamoodi, teil on võimalik tutvuda, et kui sealt võtate sealt OIS-ist meie sellest digikogust, võtate välja mõne tootearenduse magistritööd, siis seal näete, milline see tase nii-öelda lõpuks on. Ja võib-olla lisan ka mõne näite siin mingisuguse aine kohta, et kui te bakalaureuse saate sellised alusasjad kätte, õpite matemaatikat, õpite tugevust, ma räägin praegu nagu oma sellest õpingutest kunagi, et sellised baasasjad kätte, minul on muidugi veidi, kuna ma olen nii palju juba vana, et minu bakalaureuse õpingud olid pikemad, aga sellised alusasjad saate kätte ja nüüd siin magistris hakkate siis spetsialiseeruma, kus te näete, kuidas need alusasjad hakkavad nüüd nagu kokku jooksma, et need asjad pannakse nagu ühte toimima. Et kui te näiteks bakalaureuse õppisite praegu käedi, teie käest keegi nõudnud, et sõlmed peavad olema läbi arvutatud. Te ülesanne vaja lihtsalt modelleerida, see oli nagu kõik. Et siis te õppisite erinevaid siin tootmistehnoloogiaid, siis te õppisite tugevust. Aga nüüd siin hakkate need asjad kokku panema, et teil on vaja näiteks mingi seade projekteerida, enne teil on mingi enne on teil vaja mingi probleem ära lahendada, te leiate, et see seade, selline seade võiks selle asja probleemi ära lahendada ja nüüd hakkate näiteks seda reaalselt modelleerima. See modelleerimine, see on selline lihtne asi. Juba gümnaasiumis modelleeritakse, osad juba põhikoolis modelleerivad. Aga nüüd tihtipeale, mida ma näen siin noorte tudengite puhul on see, et kohe hakatakse 3D kujutusi seal tegema, kohe modelleeritakse 3D asju ja siis pannakse asi kokku, see üldse ei toimi. Tegelikult lihtsalt, me õpetame teile, kuidas lihtsate sketšidega hakatakse asjaga pihta. Te panete kinemaatika paika, leiate sõlmedes jõud, arvutate need ära, siis hakkate alles dimensioneerima ja te näete, kuidas kõik jookseb kokku. Ja pärast teete veel vastavaid arvutusi, panete ka kõik tootmisasjad paika ja nii nagu päris asi käib. Et kogu see pilt pannakse kokku jooksma, et see ongi selle meie nagu võib-olla sõnum, et miks sinna magistrisse ka tulla, et spetsialiseeruda. Tegelikult eelkõneleja ütles ka, et siin on tulevikus mingite allkirjade panemiseks teil on vaja seda paberit, muidu teil ei ole mingit allkirja õigust, aga kõik see spetsialiseerumine, see on see, mis siin hakkab toimuma. Jah, see Marius rääkisid sellest mehaanikainseneri kutsest nii-öelda. Jah, see tuleb ka veel lisaks. Et see mehaanikainseneri kutse on siis võimalik selle magistrikraadi põhjalt saada, et see on siis 7. tase nii-öelda, et seda on võimalik teha. See on kena, et seda. Aga siis ma tahtsin veel selle tootearendus, tootmistehnika erialale veel lisada, et see võib-olla see nimi nagu ise ei ütle, aga tegemist on masinaehitusega. Et see on see suund põhimõtteliselt, et me hakkame seal masinaid ehitama, et mingeid muid tooteid meil seal nii väga, et ta ei ole näiteks, ütleme siis ongi mingi tekstiiltoodete arendamine või selline, et põhiliselt ikka seos on selle masinatega nii-öelda. Ja ärge mõelge, et see on nüüd ainult mingi raud ja käed on kogu mustad, vaid see tänapäeval sellist puhast mehaanikat ongi nagu raske või vähe, et kõik on juba sõkke, ütleme siis, asjad liituvad kokku, et on vaja seal osata programmi kirjutada, on vaja osata seal, ütleme informaatika, elektroonika ja mehaanika, et ütleme, see on pigem sõkke juba mehhatroonika peal läheb asi, aga neid asju me seal nagu puudutame ka, et meil on palju on ka sellist matemaatiliste mudelite tegemist, optimeerimist,
et kõik seda saab, et kui keegi arvab, et siin on ainult sihuke mingi metallitöö, siis siis lasin sellest kaugele. Aga võib-olla siis küsige teie midagi. Hea vastata siis. Mis hetk see peaeriala valik tuleb ära teha? Et kui bakalaureusel meil oli see, et on 2 peaeriala, aga et see lõplik nii-öelda siis valik tuli teha enne viimast aastat. Et kuidas teil see on magistris? See on testi tegemisel, see juba valid ära. Ja põhimõtteliselt sisseastumisel sa teed ära selle valiku. Okay. See tootearendus ja tootmistehnika, kas sa lähed sinna või siis mis need 2 erinevat oli? Jah, see on. Okay. See on siis tootearenduse ja tootmistehnika vahel on see nii, kahe peaeriala on valik. Seal tegelikult see vahe on minimaalne, paari ainet võib-olla on ainult erinev. Et suures osas on sama nii. Aga see, ütleme, see tootearendus ja robootika, see siis on nii-öelda eraldi sisseastumisel. Ja laevaehitus on ka siis loomulikult eraldi sisseastumisel. Et see laevaehitus on juba, see oli jaanuaris pidi juba mingeid eksameid tegema, nii et ta siin ei ole meil koha peal. Ma soovitan oma poolt kindlasti pigem seda päevast, nii-öelda päevast. Elu näitab, et need kaugõppijad, nende tekib selline mingisugune valgustatus, et ma tulen nüüd ja hakkan õppima, ma käin tööl, ma tulen, siis käin nende nädalavahetused ja reedet nädalavahetused käin siin nagu tegemas, aga see on tohutu koormus, mis te panete ennast ja neid kontakttunde on nagu vähem, nad on palju intensiivsed ja need kaugõppijad peavad palju rohkem ise tööd tegema. Et päevased õppeid on kontakttunde rohkem, teiega räägitakse asju palju põhjalikumalt läbi, teil on võimalik rohkem küsida ise, et ütleme, kui kontakttunde rohkem, see on ju palju rohkem võimalik ise küsida. Ja nagu siin enne öeldud sai ka, et selle tööl käimisega on arvestatud, sellepärast need tunnid nii hilja hakkavadki, või need, ütleme siis loengud. Aga ütlen, et osad loengud lähevad ikkagi suht sinna õhtu poole välja, et see on paras ettevõtmine, see tegelikult. Et mina pigem täiskohaga tööd ei soovita teha samal ajal. See on minu arvamus. Jah, kui see magistriõpingud käivad, siis see on niisugune nagu õhtune kommuun, et praegu ka ülikooli peal, kui siin kella 9 ajal tuleb või 8-9 ajal seal oled pikemalt tööl, siis vaatad, kuidas magistrandid seal sebivad oma asju, et on tulnud peale tööd siia ja tulevadki, paigivad oma auto ja siis istuvad kella 9-ni siin ja siis pääs seda nagu lähevad ära, isegi kui neil seal tunde ei ole, et siis teevad oma kooli asju siin koolis nii-öelda. Et see on suhteliselt tavaline, et neid näeb siin õhtul päris kõvasti toimetamas nii-öelda. Et niisugune harjumus nii-öelda. Ja täpselt. Ma julgen öelda, et see on väike probleem. Selline asi. Aga kui nüüd küsida, et ma panen teid praegu ennast ei asemel, et mis minust siis saab, kui ma selle tootearenduse või tootmistehnika nüüd õppekava läbin, siis neid inimesi, kes on seda läbinud ja on nüüd väga edukad, neid ei ole vaja nüüd kaugelt otsida, et võtke sama, tal tegi kodulehekülg lahti, seal on toodud inimesed välja, kes on selle õppekava läbinud ja kui te need inimesed näete, kohe teate, kes on kes. Et samas ma arvan, et igal õppekaval on võimalik jõuda kõrgele, kui sa ise vähegi tahad. Kõik on teis endis nüüd kinni. Numbrid ka siis on. See on Masinaehituse Liidus just vist avaldati, et see töötleva töötusega tegeleb Eestis siis 2200 ettevõtet umbes. Ja siis tootmisega nii-öelda on seal kuskil 10 000. Võib-olla natukene vähem kui 10 000. Ja tööjõust on siis umbes 35 000 töötab siis nii-öelda töötlevas töötuses või sellises. Et see on umbes 6% kogu sellest töölis.
töölisseltskonnast. Et töö peaks olema küll sattuma seal võimalusi midagi teha. Kas teil on veel küsimusi muidu? Kell on juba palju, kõik ootavad, et lõpetage ära. Kui tegelikult me lubasime, et programmijuhid saavad ka rääkida, kui nad tahavad. Et kuidas teil on programmijuhid? Ma vaatan, kas te tahate rääkida? Üks programmijuht on ekraani taga. Kas see programmijuht, kes ekraani taga on, tahab rääkida või? Tere! Olen ja meretehnika magistriprogrammi programmijuht, aga mul ei ole otseselt praegu selliseid slaide siin, ma võin näidata muidugi varasemaid infomaterjale, aga kuna seda infot on siin täna juba nii palju olnud ja meil oli väga tore spetsialist rääkimas, siis ma ei tea, kas on vajadust pigem võib-olla, kui on konkreetseid küsimusi. Meil ekraani taga rääkis Liina Tabri, kes on siis meretehnika programmijuht. Ma ei pannud tähele, kas ta ütles, et on küsimusi? Hetkel ei paista, aga kas ma annan programmijuhtidele veel? Tahad rääkida, Mart? Võin rääkida. Aga võib-olla huvitab, et kas on küsimusi elektroenergeetika programmi kohta. Kui ei ole, siis võib-olla lihtsalt Reigo Keba siin seda mainis ka, et kogu seda nii-öelda turgu ja tööjõu vajadust, et mis meid ees ootab, et lihtsalt toonitaks üle, et lihtsalt vaatasin, et mis energiamajanduse arengkava ütles, et mis investeeringute maht on ja siis ma vaatasin, et alla 100 miljardi järgmise 20 aasta jooksul see investeeringute maht, et mis sinna sektorisse läheb. Et lihtsalt ka, et võib-olla, et kui siin natuke numbritest veel rääkida, et siis elektroenergeetika magistri eriala lõpetanud on ühed kõrgemate palkadega. Siis Tallinna Tehnikaülikooli lõpetajad, mis ees on siis 4 IT-eriala, 1 majanduseriala, neist 2 tükki siis on sellist, mis eeldavad tegelikult eelnevat juhtimiskogemust, et mis ei ole sellised magistrid, mis tullakse kohe. Aga lihtsalt soovitan mõelda selle peale, et kui tööjõuvajadus on väga suur, et see peegeldub otseselt palkades, et siis kui ma ise, olles ka äsja tulnud just Tallinna Tehnikaülikooli tööle, et siis tean väga hästi, et missugune see turg on, et praktiliselt võimatu on inimesi leida selles valdkonnas, et tulge elektroenergeetikat õppima magistriõppesse kindlasti. Ja eriti ma arvan, et see pädeb just kõikidele nendele, et kes siiamaani on mingit muud eriala õppinud, et kindlasti soovitan, et see annab väga palju juurde tegelikult, kui on ka 2 erinevat eriala. Endale võin öelda ka, et ma olen sariõppija mingis mõttes, et ma olen õppinud elektroenergeetikat, kõik etapid läbi käinud ja olen ka IT-magister lisaks kõigele muule. Nii. Jah, tulenevalt just paljuski sellest, et kuna energeetika ja IT tegelikult käivad väga hästi koos, et neid teadmisi on vaja mõlemast. Jah, tere ka minu poolt, et mul on hästi raske lisada sellele, millest Lauri rääkiski, et minu meelest väga tore oli, aga see oli väga hea näidis, et kui teil on soov teha mingid keerulised asju ja just kirge ja andnud teadmisi, siis on nagu see elektrotehnika mehhatroonika on ka õige erialavalik. Et eriti nagu mehhatroonika, ta ühendabki neid nii mitte ainult elektrotehnikat, vaid ka IT ja juhtimine ja mehaanikat ka palju vaja, optikat teada ja nii edasi, et need hästi palju väljakutsid. Ja kuna ma olen nagu viimane programmijuht, kes räägib, et meile ausalt räägides ükskõik kuhu te astute ka mingi magistrisse õppida inseneriks. See on kõige tähtsam.
Küsimusi on veel? Mis sa vehid? No, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis võime vist kokku tõmmata, et oleme siin korralikult üle aja ka läinud, et loodetavasti saite motivatsiooni, miks magistriõppesse õppima tulla. Aitäh teile!